Tere, armas rahvas siin Paide Vallimäel. Tere, head inimesed, kes te vaatate meid veebiülekande vahendusel. Hoolimata koroonapandeemia olust ja esimesest lainest oleme me suutnud Paides jõuda ikkagi nii kaugele, et toimub arvamusfestival. 2 päeva avaldatakse Paides tugevalt arvamust. Loodame, et sünnib väga huvitavaid ja loodetavasti ka geniaalseid mõtteid. Ja nagu tavaks saanud, arutlevad arvamusfestivalil ka erakondade esimehed. Ja just nemad on praegu siin laval. Ärge kartke elada kaasa oma lemmikutele. Ma tutvustan teile kõiki tänaseid debatis osalejaid. Martin Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast. Helir-Valdor Seeder, Isamaa erakonna juht. Kaja Kallas, Reformierakonna juht. Indrek Saar, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees. Kristina Kallas, Eesti 200 juht. Ja Züleyxa Izmailova, Eestimaa Rohelised juht. Et tegemist on erakondade juhtide aruteluga, siis olgu ka öeldud ära, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas oli kutsutud siia arutelule, kuid paraku ta töökohustuste tõttu ei saa täna siin kaasa arvata. Seevastu saate, head inimesed, teie kõik kaasa arvata, kaasa mõelda ja küsida ka küsimusi. Selleks oleme me võimaldanud ERR-i uudisteportaalil aadressil err.ee selle sama otseülekande kommentaariumis teil esitada küsimusi ja need küsimuste esitamiseks te ei pea ennast erandkorras autentima, ehk siis te saate minna sinna kommentaariumisse ja selle küsimuse sinna sõnastada ja mul on väga hea meel, et küsijate küsimustel hoiab pilku peal ja valib neist parimad ja esitab need kõlava häälega arvamusfestivali üks korraldajatest Alari Rammo. Tänases arutelus keskendume me sellele, mis on viimase aasta jooksul meie ümber toimunud, ehk peamiselt räägime koroonakriisist ja 3 teemaplokki on koroonakriisiga hakkama saamine ja mõju tulevikule, majanduse olukord kriisi järel ja lõpuosas läheme ja kõneleme ka poliitika tegemise viisidest. Et minu jutt ei läheks liiga pikaks, siis läheme meie tänase õhtu peategelaste juurde ja esmalt proovime siis suunatud küsimuste abil aimu saada, et mida te siis viimase aasta jooksul olete korda saatnud, teie töövõite ja et siin ümmarguse jutu mehi ei ole, siis loodan, et vastused on konkreetsed ja selged. Kristina Kallas, alustame siis teist, et võib vist öelda, et Eesti 200 on suurim töövõit on vaikimine, et nagu mina aru saan, siis teie juhtliikmed istuvad mere ääres, püüavad kala ja toetus kasvab nii, et mühiseb. No ma ei tea, üks suur võit näiteks oli see, et pärast väga pikka ja vaevalist läbirääkimist saime me kontoriruumis lõpuks ka pirnid ära vahetatud laes lõugu roheliseks, et see läks meil ilgelt kaua, võttis aega, aga tehtud ta sai. Aga toetus kasvab sellepärast, et iga kord ei pea igas jumala kakluses rusikatega vehkima, ma arvan. Et nagu öeldakse, et valige oma lahingud, milliseid lahingud te peate ja meie jaoks on need lahingud kõik seotud sellega, mis seostub tulevikuga ja tulevikus toimuvate asjadega, et me ei lähe igasse lahingusse. Me ei võta igas lahingus ka sõna. Ja me oleme erakonnana kasvanud. Me oleme üks kui mitte ainuke erakond, kes on kasvanud. Meil on nii palju liikmeid juurde tulnud. Nii et meil on olnud väga hea aasta. Meil on meeskond tugev, meil on meeskond täis energiat, nii et võib-olla aasta tagasi me olime veel sellises seisus, kus me tundsime, et kas me nüüd lähme edasi või mis me nüüd edasi teeme. Me olime kergelt sellises äraottavas olekus, siis täna me oleme kõik väga võitlusvalmis, nii et ma hindan nagu seda aastat Eesti 200 jaoks väga heaks. Indrek Saar, ega teie jaoks see vist hea uudis ei ole, et vaikimisega saab ka toetus kasvama panna, sest teil ei ole see 1,5 aasta jooksul ju kuidagi õnnestunud, et kuuldavasti ainult erakonna juhtliikmed omavahel enam läbi ei saa, vaevu mahuvad ühte ruumi, kas on nii? Ei, see viimane väide kindlasti tõele ei vasta, et erakonna juhtliikmed saavad väga hästi omavahel läbi ja paljud neist on siin ka ja ma arvan, et pärast seda debatti ka täiesti mitteformaalses õhkkonnas suhtlevad omavahel edasi ja arutavad seda, mis nad siit kohalt kuulsid ja mis tänasest päevast on kaasa võtta. Aga kui küsida sotsiaaldemokraadide rolli kohta, siis
selles kriisiperioodis on meie roll olnud loomulikult see, et tuletada valitsusele meelde neid asju, mis valitsusel kipuvad pidevalt meelest ära minema, ehk siis vaadata selles kriisis seda, et kuidas selles kriisis just need, keda see kriis kõige rohkem puudutab, kes on kõige haavatavamad, et õigeaegselt nendele inimestele appi minna. Mitte, et valitsus oleks seda liiga palju kuulda võtnud, aga need teemad, mis puudutavad näiteks tööturumeetmeid erinevaid, et seal olid sotsiaaldemokraadid selgelt esimesed, kes sellele tähelepanu juhtisid, et siin tuleb kiiresti teha muudatusi, et need, mis on nii-öelda sellised rahuaegsed kokkulepped, need tegelikult ei vea meid sellest probleemist välja ja kõik need palgatoetused ja erinevad muudatused on olnud asjad, milles sotsiaaldemokraatidel on selgelt olnud initsiatiiv. Jah, ma tunnistan, et opositsioonil muidugi enamus neid asju, mida opositsioon välja pakub, paraku selle valitsuse poolt teoks ei ole saanud ja kui me vaatame näiteks eelarvet, siis opositsioonil oli väga palju väga häid ettepanekuid, aga mitte ühtegi neist ei võetud pardale, hoolimata sellest, et me oleme ju kuulnud, et Jüri Ratas kinnitab kogu aeg sellest, et kaasamine on tema päris osa ja leib. Martin Helme, teie olete selles valitsuses nagu veoloom, tassite süle ja seljaga neid töövõite muudkui koju, et aga rahvas küsib, mida te olete Eesti jaoks paremaks teinud? Kas päriselt ka olete midagi? Muidugi päriselt ka. Minu meelest me Indrek ühe teie ettepaneku ikkagi eelarvesse sisse panime. Lihtsalt me lükkasime teie ettepaneku tagasi, nimetasime selle enda ettepanekuks. Milline see oleks, seda tahaks küll kuulda, huvitav. Lisaeelarves, ma ei mäleta enam praegu, aga oli minu meelest üks, aga las ta olla. Ma arvan, selles mõttes küllap ütlevad kõik siin nüüd järjest, et ikkagi hea aasta on olnud ja palju on tehtud ja saavutatud, aga tõepoolest mina võin küll vaadata meie valijatele päris julgelt otsa, et terve hulk valimislubadusi. Aga üks konkreetne töövõit? No kõik need aktsiisilangetused on suured töövõidud, piiri ehitamise jätkamine on suur võit olnud. Ma arvan ka, et meie immigratsioonireform, milles me oleme kokku leppinud, on tegelikult suur töövõit. Ja kõige suuremaks töövõiduks üldse, ma koroona asjadest ma arvan, ei jõuame rääkida veel, et need on nagu eraldi võib-olla plokk, aga kõige suuremaks töövõiduks üldse ma ikkagi pean seda, et see, mida me lubasime valijatele ja millest me oleme kogu aeg rääkinud, et me oleme loksutanud Eesti poliitika konnatiiki. No võt, see on küll meil väga hästi õnnestunud, et sellega mõned võib-olla ei ole rahul, aga ma arvan, et see on täpselt see, mida me oleme lubanud ja see, mida on ka väga paljud tahtnud. Kaja Kallas, olete te oma töövõite ja kaotusi ritta pannes siin viimase 1,5 aasta jooksul kahetsenud ka, et EKRE-le, kus on selline veoloom, ei ole suutnud, ei teinud ettepanekut toona ikkagi valitsust moodustada. Te oleksite täna peaminister ja rahandusminister töötaks nii, et maa must. No jaa, aga vaadates, mida ta teeb, et selles mõttes ei ole päris õige suund, kuhu see läheb. Nii et ma arvan, et kõik need asjad, mida nad praeguses valitsuses teevad, näitavad, et nendega ühte valitsusse mitteminek on olnud õige otsus. Aga ega meie oleme olnud ju iseenesest väga tugev opositsioon, et meie ei ole jätnud küsimata mitte ühtegi küsimust, ei ole jätnud tähelepanu juhtimata mitte ühelegi valitsuse möödapanekule ja oleme teinud seda tööd, mida opositsioonis tegema peab. Nii et ma olen samamoodi väga uhke meie meeskonna üle, et eks endal ka on see hirm olnud, et kas motivatsioon läheb alla, aga ei. Eesti parlament on selles mõttes huvitav, et meil ju ei ole assistente nagu teistes parlamentides ja meie inimesed on tõepoolest eksperdid, teevad seda tööd täie pühendumusega ja väga põhjalikult. Nii et ma arvan, et selle eest igal juhul meie meeskond väärib küll tunnustust. Züleyxa Izmailova, Eestimaa rohelisi ei ole parlamendis nii nagu Eesti 200-tki. Et huvitav, mis teie siis teinud olete? Et vastutus pole, mõni tegu on? Et mina üldse alustaks sellest, et kui sind ei ole parlamendis, siis on Eestis väga keeruline, eriti just nüüd selle viimase valitsuskoosseisuga ja selle Riigikoguga. Kas või näiteks rahvaalgatuste puhul. Me oleme viinud meie Riigikogu komisjonidesse tuhandet inimeste poolt allkirjastatud petitsioone ja nad kõik on sealt sellise ninanipsuga nagu tagasi löödud. Et näiteks viimane selline hea näide on meie mahetoidu käibemaksu alandamise petitsioon,
mis siis maandus majanduskomisjoni ja mille siis istungist ma ka ise osa võtsin ja nägin, millised eksperdid seal on. Et ma ei ole sellega nõus, et Riigikogus oleks nagu liiga palju eksperte praegu. Et näiteks seesama mahetoidu käibemaksu alandamise küsimus sisaldub ka Euroopa rohelises kokkuleppes ja seda nimelt seetõttu, et meie toidusuveräänsuse tõstmine on väga oluline küsimus kliimakriisiga võitlemisel ja kui me räägime sellest koroonakriisist ja sellest taastumisprotsessist, siis see on alles selline nagu proovikivi, et kuidas me peaksime hakkama saama kliimakriisiga. Ja ma ei ole nagu ma ei julge öelda, et me oleksime nagu väga hästi hakkama saanud ja võib-olla need hullemad asjad on veel ees. Ja kui rääkida sellest nagu parlamendi välise erakonna tegude saldost, siis pigem on see nagu negatiivne. Et kui me vaatame, mis meie metsadega toimub, on ju, et siis metsaraie on hoogustunud. Me ei ole mitte kunagi Eestis nii palju metsa raiunud ja seal kohapeal on nagu auk. Aitüma. Helir-Valdor Seeder, et teil valitsuses kindlasti palju töövõite, aga paljusid huvitab hoopis see, mis parempoolsete tegemistes on. Et kas te segased sõnumid, et kas te olete siis näoga parempoolsete poole või seljaga parempoolsete poole? Kui te olete seljaga parempoolsete poole, kas te pole mitte siis vasakpoolsete poole? Me hakkame ka nüüd ju kasvama kohe. Et kui siin kolleegid rääkisid, kuidas parteid kasvavad, meil ka nüüd Helenius astub parteisse ja partei hakkab nagu pärmi peal kasvama. Et ei ole viga. Mis erakonna siseelu puudutab, saame väga hästi hakkama, et erakond peabki olema elav organisatsioon, kus on erinevaid arvamusi, kus vaieldakse, et selline vaik elu kindlasti pikas perspektiivis ju erakonnale ka kasulik ei ole. Aga kuna küsimus oli töövõitudest ja kõigilt küsiti töövõite, väga palju neid ei räägitud, aga minu käest ei küsinud, aga ma just räägin töövõitudest siis. No lühidalt, üks töövõit, nii nagu Martin sai nimetada ühe. Lühidalt on väga raske rääkida, kui neid nii palju on, aga kõigepealt loomulikult pensionireform vaieldamatult. Viimase 10 aasta suurim muudatus Eesti ühiskonnas ja Riigikogus võtsime vastu, küllap me ta ka tulevikus kindlasti ellu viime. Selge, suur aitäh selle teine, kindlasti perepoliitika ääretult oluline, vanemahüvitise pikendamine järjestikku sündivatele lastele või elatusraha kiirem väljamaksmine, mis on seadustatud ja nii edasi. Nii et neid võite ühe aasta jooksul on palju rohkem, 1,5 tundi ei võimalda siin seda kõik ette lugeda. Mina just lugesin täna artiklit, kus oli räägitud sellest samast vanemahüvitisest, et järjestikku sündivad laste puhul, et vanemad just on kaotanud, et kui nad on liiga kiiresti sünnib järgmine laps, siis nad kaotavad isegi 3 kuud seda vanemahüvitist, et ei ole nii roosiline see teie töövõit midagi. Kiire repliik ja siis lähme edasi. Oi ei, ma soovitan ikka seadustega kurssi viia. See annab võimaluse inimestel just nimelt mitte kaotada sissetulekutes. Seda artiklit kommenteeris ministeeriumi töötaja, nii et soovitan teil endal tutvuda seadustega, mida te teete. Aga läheme siit edasi sisuteemade juurde. Koroonakriis on see, mille järelmitest me nüüd edasi ikka kõneleme. Kaja Kallas, te ilmselt ju nõustute sellega, et eestlased siin koroonakriisis said ju küllalt hästi hakkama, sellest šokist saadi üle, inimesed olid korralikud ja kui nii läks, siis võib ju tegelikult riigijuhtidele ka pai teha. Ja ma arvan, et Eesti valitsus ju selle koroonakriisi alguses käitus nii, nagu enamus Euroopa valitsusi käitus, võttis vastu selliseid meetmeid, meiega opositsioonina ju toetasime seda sama liini. Ma arvan, et suur aitäh tuleb tõesti öelda Eesti inimestele, kes on olnud nii mõistlikud ja käitunud väga mõistlikult. Aga kohe algusest natuke edasi läks see asi ju laperdama. Hakati seda koroonakriisi ära kasutama selleks, et viia ellu oma poliitilisi unistusi, millega ei ole selle kriisiga mitte mingit seost. Kui me meenutame kas või teise pensionisamba maksete peatamist näiteks või siis hakati ehtima ennast nende sulgedega, öeldes, et see ongi nagu meie raha, mis me oleme laiali jaganud. Et neid samme, mis tehti siis vales suunas, oli ikka väga palju. Või esimene asi, mida tehti peale seda, kui lõppes siis eriolukord, esimene seadus, millega valitsus tuli, oli kaotada ära erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Et sellised asjad ei ole nagu kuidagi selle kriisiga seotud.
Martin Helme, nõustute selle kriitikaga? No üldiselt ei üldsegi mitte. Ma ei saa muidugi aru, et kuidas koroonasse on seotud ülejäänud parlamendi töö, aga kui me räägime koroonast, siis kelle poliitilist ideid me siis ellu peaksime viima, kui mitte enda oma, ega ometi äkki opositsiooni oma. Et see etteheide mulle on täiesti arusaamatu, et millist plaani me siis oleks pidanud. Selge on see, kõigepealt on kriis, kriisist tuli kiiresti teha esimesed otsustavad sammud. Me tegime selle ära, saime minu meelest väga hästi hakkama ja Eesti inimeste kaasabil. Ma olen täiesti nõus, et Eesti inimeste distsiplineeritus ja arusaamine või arusaamine sellest, kui keeruline olukord on väga-väga oluline osa sellest kõigest. Ja siis hakkasime tegema järgmisi samme, mis on pikema plaaniga, ütleme need meie majanduspaketi meetmed. Ja siin loomulikult tekivad maailmavaatelised või siis ka poliitilised valikukohad, mis ei ole enam nii universaalsed, et need kõigile peaksid meeldima. Et see etteheide, et te teete asju nii, nagu teile meeldib, mulle on täiesti mõistetamatu. Teemegi ju loomulikult. Ei, küsimus oli ju selles, et kui meil oli lisaeelarve arutelu, mis oli väga kiired meetmed, väga kiired otsused, mis oli vaja teha just lühiajaliselt, mitte pikaajaliselt, siis sinna paketti te panite asju, millel ei olnud mingit seos selle kriisi lahendamisega. No näiteks, ma tean väga hästi, teie arvates ei ole diisliaktsiisi langetamine seotud kriisiga, eks ole, aga mina vastupidi arvan, et see on väga oluliselt seotud. No kuidas teise samba pensionimaksete peatamine on näiteks seotud. Aga mis ma tahan öelda on see, et loomulikult pikas perspektiivis, kui me vaidleme tuleviku üle, siis meil ongi maailmavaateliselt väga erinevad positsioonid ja ma saan aru, et see ongi parlamentaarne debatt. Praegu oli küsimus selles, et koroonakriis, lühikesed asjad, kohe reageerimine, kas raha läheb ettevõtetele, kes saavad väga tugevalt pihta, turismisektor, või raha läheb maaelu edendamise sihtasutusele, eks ole. Aga läks mõlemad. Ja maaelus on ka turismi. Maaelus on väga palju turismi. Kas te, eks ole, kiusate põllumehi sellega, et ei lase sinna, ei lase, eks ole, neil täiendavat tööjõudu kasutada, mis seos seal on? Aga sellel on ühene seos koroonaga võitlemisega ja see, et inimesed sellest aru ei taha saada, on ikka siiamaani uskumatu. Täpselt samal ajal te teete otsuse, kus te ütlete, et rallisõbrad, tulge koroonaga või ilma, tulge kõik. Kui te kasutate seda tervise argumenti, kasutage seda täpselt ühtemoodi, mis tahes. Helir-Valdor Seeder, miks on nii, et tuli segaseid sõnumeid valitsuse poolt? Olgu see maski teema, olgu see ralli või miks need segased sõnumid ikkagi on? Mis selle põhjus on? Kui me vaatame nüüd pilti laialt kogu maailmas, mis toimub, siis ma julgen öelda, et Eesti on üks paremini koroonakriisiga hakkama saanud riike. Ja vaatame erinevate riikide valitsuste otsuseid, kui heitlikud need on olnud, kui ebamäärased need on olnud, sellepärast et teadmatus üle maailma on tohutult suur, ebastabiilsus üle maailma on tohutult suur. See avatud maailm, iga riik on käitunud siin erinevalt, nii et ma ei julge küll kuidagi tuua siin Eesti valitsuse tegevust või ka Eesti parlamendi tegevust seaduste vastuvõtmisel kuidagi eriliselt negatiivselt esile, vastupidi, positiivselt julgen öelda. Ja see kriis ei ole ju ainult majanduskriis või tavaline kriis oma tagajärgedega, mis siis läheb ka teistesse valdkondadesse, olgu ta sotsiaalhoolekanne või mis tahes muu. Vaid see on kogu maailma globaalselt haaranud, absoluutselt kõiki valdkondi puudutab, kuni ka riigikaitseni erinevates riikides, mis tuli ümber korraldada, rääkimata hariduse andmisest, sotsiaalhoolekandest, transpordist, ükskõik millest, ka Eestis plaaniline ravi mingiks ajaks peatati, et see oli täiesti ebatavaline kriis, mitte tavaline majanduskriis oma tagajärgedega. Nii et sellest ka väga erinevate valdkondade seaduste muutmine, otsused vastavalt muutuvale olukorrale kiiresti ja nad ei olnud sugugi vastuolulised ja peitlikud. Kristina ja siis Züleyxa. Nii et minu arvates on väga hästi hakkama saanud ja valitsusest ma küll ei tunnetanud, et oleks tulnud vastuolulisi ja heitlikke otsuseid. Ja ma võib-olla pai valitsusele ei teeks, aga kallistaks neid küll, kui saaks. Et neil oli hästi raske, ma arvan, et nad olid hästi väsinud ja väga suuri kriitikat noolt nende suhtes ei laseks. Ja ma arvan, et Eesti inimesed toimetasid väga hästi ja me saime selle kriisiga väga hästi hakkama. Aga ma tahaks kogu sellest praegusest debatist, kus me jääme kinni kuhugi sellele, kes mida tegi ja kes tegi valesti. See on nagu vana foorumi saade, et selline käib nagu ja inimesed vaatavad, aga mis edasi saab? Räägiks parem sellest, et mis on need õppetunnid, mida me sellest asjast kõigest kaasa võtame ja ma arvan, et seal on väga palju asju, mida me saaksime tulevikus teistmoodi teha. Et meil juhtus lihtsalt praegu see, et me väga pingutasime kõik ja valitsus väga pingutas ja juhid pingutasid ja siis tuli suvi peale ja siis me lasime niimoodi
kõik nagu väga puhkusele, aga kohe algab kool ja meil on koroonakriisist väga tõsiselt midagi õppida sellest, et kuidas me sügisel haridusega edasi läheme, mitte ainult sügisel, vaid üldse pikas plaanis, kuidas me haridusega edasi läheme. Meil ei ole Terviseametil vist ikka veel juhti, on nii või? Et ühesõnaga, et need asjad on läinud liiga aeglaselt. Me oleme vahepeal liiga... Kuidas teil selle pirni vahetamisega läks muidu? Meil läks pirni vahetamisega õudselt aeglaselt, aga see oli üks töövõit, lõpuks saime hakkama, kusjuures rohelise pirni keerasime sisse, nii et nagu meie panus rohepöördesse. Et mulle tundub, et me peaksime tegelikult kiiremini neid asju tegema, peaksime kiiremini tegelema hariduses muudatustega, mis meil vaja on, me peaksime Terviseameti nii-öelda võimekuse kasvatamisega oluliselt kiiremini tegema, kui seda täna oleme teinud, me peaksime majanduse investeeringutega oluliselt kiiremini tegutsema. Ma juhin tähelepanu, et eile eraldas valitsus 1 miljon eurot Terviseametile juurde just nimelt selle jaoks, et ta saaks võtta juurde inimesi tööle. Need puudujäägid, mis on selgunud. Aga miks ta üleeile sai teinud? Ei, no me oleme varasemalt ka eraldanud ju lisavahendeid vastavalt sellele, kuidas on tulnud konkreetsed taotlused, ega siis pole ju mõtet minna panna rahakotti laua peale või rahahunnikut laua peale, vaadake, mis te sellega teha saate, et inimesed peavad kõigepealt välja arvutama, mis neil puudujääk on või mis neil vajadused on, selle meile kõigile maha müüma valitsuses, sest seda oli ikkagi väga palju näha koroonakriisi, eriti alguses faasis, kus kõik, mitte kõik, see on võib-olla ülekohtune, aga väga paljud ametkonnad tulid oma igipõliste unistustega välja, millele oli lihtsalt tõmmatud peale värv koroonakriis ja siis küsiti kohe raha, aga... Ma olen ministeeriumis kuulnud, et oli ka vastupidi, et tulid siis poliitikud oma nende koroonakriisi värvitud ettepanekutega. Eks seda oli nii ja naa, mõlemad pidi kahtlemata. Need olid opositsiooni ettepanekud, mis tagasi lükati. Ei, aga see on ju inimlik. Selle tõttu ma ütlengi, et see tuleb ka läbi vaadata, et kas see on põhjendatud ja sisuline. Et loomulikult on Terviseameti tugevdamine on vajalik, aga ma juhiks tähelepanu sellele, et seekord oli meil tervisekriis ja selle tervisekriisi mõjud on igale poole, sotsiaalsüsteemi, haridussüsteemi, kuhu iganes, majandusse. Aga võib-olla järgmine kriis on mingi teine kriis. Ma ei kujuta ette, mingi loomataud või looduskatastroof, et me ei saa nagu nii tunnelisse minna, et me nüüd mõtleme ainult Terviseameti peale, et me peame ikkagi jätkuvalt kogu riiki tervikuna vaatama, et meil ka kõik ülejäänud ametiasutused töötaksid ja seal oleksid palgad olemas ja inimesed olemas ja vahendid olemas. Süleyha ja siis Indrek. Et minu arust on väga positiivne, et EKRE mõtleb tuleviku peale ja mõtleb ka selle peale, et järgmine kriis võib olla seotud mõne looduskatastroofiga. Aga mis on nagu läinud selle koroonakriisiga minu arust, mis läks valesti, oli see, et kuna see on sisult ikkagi tervishoiukriis ja siin on teatud eriala inimeste pädevused väga olulised aga see muudeti väga poliitiliseks, et valitsusparteid üritasid noppida selliseid võite. Me nägime ju kõiki neid pilte seal lennujaamas, kuidas ministrid läksid maskidele vastu, on ju, et kõik see oli väga uhke, aga me peaksime rohkem või tähendab, valitsus peaks rohkem ikkagi eksperte kaasama ja ka kuulama neid, et järgmist kriisi ei tuleks, siis on seda mõistlik juba praegu teha. No eks see ei ole esimene minister, kes lennurajal on lennuki taustal, et neid on... Ja Indrek, palun. Ja just nimelt ma olen ka sellega nõus, et tegelikult kui see esimene ehmatus oli möödas ja esimese ehmatuse peale tõepoolest ka valitsus korraks ju võttis ennast kokku ja sealt, kui natukene hapniku nii-öelda peale tuli, siis hakati rääkima seda, et millised on kelle vorstid ja nii edasi ja sealt kuni me jõudsime sinnamaani välja, et võib-olla esimest ja viimast korda ka peaminister pani kanna maha, ütles, mina tahan ka mingi vorsti siit saada ja ERJK tuleb ära kaotada. Et kõik need asjad, mis tegelikult lõhuvad usaldust selle vastu, et kui valitsus tuleb meile nüüd pakkuma mingeid lahendusi, kas nad teevad seda omakasu püüdlikult või nad teevad selle jaoks, et ühiskond sellest kriisist välja tuleks. Aga ma olen samamoodi nõus, et siit edasi oleks pidandki minema sellega, et ütlemagi selgelt välja, et kuulge, räägime nüüd läbi need asjad, mida me niikuinii teame, et meid ühel või teisel kujul globaalses maailmas ähvardavad. Et kliimakriis on selgelt rullumas. Me oleme selle täiesti ära kaotanud, sest see justkui oleks ära kadunud seoses tervisekriisiga. Me teame, et globaalses maailmas erinevad epideemiad tulevad iga natukese aja tagasi. Kas me juba hakkame valmistuma selle jaoks, et mis võivad olla need järgmised asjad ja milline on meie võimekus tegelikult nendega hakkama saada? Või rääkida seda, mis paratamatult viimastel aastakümnetel Lääne-Euroopas on juhtunud, et kapital kontsentreerub,
tegelikult ebavõrdsus kogu aeg süveneb, aga seda ebaõiglust luuakse vastupidi kriisimeetmetega tegelikult juurde, kui me näeme seda, kuidas suurfirmad saavad ülisoodsat laenu, aga väikeettevõtja maksab mitu korda kõrgemat intressi ja peab veel lisaks sellele panema oma vara tagatiseks. Oot, see nüüd siin tuleb täpsustada. Neid meetmeid, see tuleb tagasi lükata. Indrek, see tuleb tagasi lükata, see ei vasta tõele. Et neid nii KredExist, MES-ist kui EAS-ist on väga erinevate meetmetega jagatud väga erinevaid rahasid. Ja valitsuse selge suunis oli, vastavalt Euroopa Liidu riigiabi loale on võimalik hoida 2% peal ja selge suunis oli 2%-ga, kus vähegi on võimalik. Loomulikult tuleb jätta võimalus nendel organisatsioonidel ka oma riskihinnang teha ja oma reeglid kehtestada, aga selge suunis on teha seda soodsalt, nii soodsalt kui võimalik. Ja nüüd väga suur osa rahast on jagatud ju üldse mitte laenuna välja, vaid otse toetustena välja. Muu hulgas sellele samale turismisektorile on mitu meedet ja sinna on mitukümmend miljonit läinud otse toetuste näol. Nii et selles mõttes võib-olla need summad kõigile ei jõua kohale, aga sektoritega on läbi räägitud, sektoritega on need meetmeid kokku lepitud ja ei ole niimoodi, et midagi keegi ei ole saanud. Osa raha on saadud täiesti niisama, lihtsalt tagastamatu abina, osa on olnud käendused, osa on olnud laenud. Nii et selles mõttes see kriitika tegelikult... Me tuleme majanduse juurde kohe selles teises plokis, aga kas te möönate seda, et tegelikult selle koroonakriisi praegu esimese laine me elasime üle, olime seal kodus e-koolis ja väga raske oli, aga tegelik selline tagasilöök, olgu see sotsiaalne tagasilöök, koolis tööle minevad noored, kes täna jäävad siis töötuks, et see sotsiaalne tagasilöök tuleb palju hiljem. On see nii? Kõik noogutavad. Ei, selles mõttes, me ei tea ju, mis tuleb, et kas tuleb teine laine või kas, kui me võtame, nii nagu Helir ütles, eks ole, Eesti majanduslangus, kui me vaatame Euroopa Liitu, muud Euroopa Liitu, siis on ühe paremate hulgas või vähemalt seal keskmiste hulgas. Eesti tööpuudus on samamoodi. Nüüd, mis edasi saab, sõltub väga palju sellest, mis juhtub meie peamiste majanduspartneritega, mis teeb tervisesituatsioon maailmas üldiselt. Ja loomulikult seisab meil ees majanduses keeruline aeg, tööpuudus tõenäoliselt mõnda aega veel kasvab ja toimuvad struktuursed muudatused ees, selle tagajärjed settivad kauem. Aga kui meil teist lainet ei tule, kui meil see õnnestub ära hoida, kui meil õnnestub see nakatumise tase Eestis hoida ikkagi sellisel tasemel, et me mingi suurt ühiskondlikku jälle sulgemist ei pea tegema, siis ikkagi lähiaastatel me tuleme sellest suhteliselt ilusti välja. Üks repliik Kajale ja siis lähme publiku küsimuse juurde. Ma tahaks kõike vastata, ma olen siin veel kõige vähem rääkinud. Kaja ja siis Helir ja siis publik. Ma tahaks seda öelda jah, et tegelikult selles mõttes ma olen nõus, et me ei tea tegelikult, mis tuleb. Aga iga kriis on võimalus ja kriis on võimalus teha suuri muudatusi. Ja kui me mõtleme just struktuursete muudatuste peale, mis meie majandus vajaks, näiteks, et liikuda siis teadmistepõhise majanduse poole, siis küsimus on, et kuhu me investeerime seda 5 miljardit, mida me siis rahalaevaga tuleb, et kas me investeerime teadus-arendustegevusse selleks, et tegelikult anda nagu majandusele teistsugune struktuur, kas me investeerime tervishoidu selleks, et tegelikult muuta seda süsteemi paremaks, personaalsemaks, kas me investeerime rohepöördesse, kliimatemaatikasse, et majanduses oleks ka need kohad, kus meil oleksid võimalused, et milleks me seda raha kasutame, see on see, mis toob selle tulevikku, need on need otsused, mis me peame praegu tegema. Helir. No ei ole kahtlustki, et selle kriisi tagajärjed on pikaajalised ja need mõjud ilmnevad, ma julgen öelda, aastate jooksul, ja mitte ainult Eestit silmas pidades. Eesti on väike avatud riik, maailm on üldse omavahel väga avatud. Vaatame, mis toimub. Inimeste kapitali liikumine on takistatud, tavaelu on üle Euroopa hoopis teistmoodi. Olgu see ülikoolides üliõpilaste õppimine ja nii edasi, et need tagajärjed ja mõjud on väga pikaajalised kohe kindlasti, et siin ei maksa illusioone teha ja teadmata, kas teist lainet tuleb või ei tule, me näeme ju, mida ka Euroopas riigid on teinud, milliseid piiranguid on rakendanud ükskõik millistele üritustele, sündmustele ja nii edasi, et need mõjud kestavad ka edasi, siin ei maksa illusioone teha. Ja teine repliik, et mulle tundub, et opositsioon vist ei ole päris siiamaani kurssi viinud nende seaduste ja meetmetega, mis koroona ajal on vastu võetud, et kui jätta kõrvale üksikud suurettevõtted, siin Tallink ja mõned teised, siis väga suur osa abipaketist
on läinud väikeettevõtetele, ka FIE-dele, hajaasustusega piirkonnadele läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse, mille suhtes on väga palju kriitikat tehtud, aga minu arvates väga õige, et on jagunenud toetust ka ja sealhulgas erinevatele sfääridele, mis puudutab ka nii meelelahutussektorit, teatrit, kõike muud, et teha etteheidet, et ta on kontsentreeritud kapitaliga suurtele ettevõtetele. Seda kindlasti väita ei saa või seda saab väita inimene, kes ei ole kursis tegelikult kogu nende abipakettidega. Aga hea publik siin Paides ja inimesed, kes te vaatate meid veebiülekande vahendusel, te saate kõik ka ise esitada küsimusi. Selleks tuleb teil minna err.ee uudisteportaali, seal otsida üles see otseülekanne, mis siin praegu toimub ja selle kommentaariumis saate te ise esitada küsimuse. Kohe küsib ühe küsimuse Alari Rammo, palun. Mikri käima panema. Alari mikker ei tööta mingil põhjusel, kas selle saab kuidagi sisse lülitada? Siis sa ei küsi praegu. Saad sa mulle kokkuvõtte teha sellest küsimusest? Ei suuda, selge. Aga läheme sinna majandusse, kuhu te kõik juba tahtsite riburada järjest minna. Et tõesti, me täna oleme siis olukorras, kus laenurahas tegelikult skeptiliselt suhtuv Eesti on laenanud üle 3 miljardi euro. Sissemaksed pensioni teise sambasse on peatatud, erinevate ettevõtjatele on makstud hulgad toetusi, alates siis Tallinkist, lõpetades Porto Francoga ning ka paraku töötute arv kasvab. Et selles mõttes kas sellest negatiivsest pildist hoolimata, vaadates siis nüüd selle nädala uudiseid, kus maksulaekumine riigile on prognoositud parem, siis tegelikult meetmed ju töötasid. Kas opositsioon nõustub sellega? Porto Franco ja Tallink siiski said laenu, mitte toetust, vaid laenu. Just. Ja ma tahaks ütelda ühte asja Kajale. Kui me räägime targast majandusest, ma olen 2 käega targa majanduse poolt ja kaasa arvatud see Euroopa raha, mis tuleb, seal on ju väga suur rõhk digitaliseerimisele ja digihüppele ja nii. Aga ma ei võta mitte ühtegi inimest tõsiselt, kes räägivad meile targast majandusest ja samal ajal võitlevad küünte ja hammastega selle eest, et meil tuuaks miinimumpalgaga musta palka saavaid välistööjõudu sisse. See on loll majandus. Keegi ei võitle ju selle eest. Selle probleemi te ju tekitasite ise. Selle valitsuse puhul on ikka sümptomaatiline see, et tekitame ise probleemi ja siis hakkame seda lahendama ja väga käpardlikult. Viimane seadus, Viimane seadus, mille võttis vastu Taavi Rõivase valitsus, oli see, mis lõdvendas meie tööjõu sissetoomise tingimusi ja avas meile hooajatööliste ja odavtööjõu ukse. Ja selle tagajärjel on 3-kordistunud 2 aastaga. Kuude kaupa ja lõpuks olnud sunnitud seda viimasel hetkel tegema ja siis ka väga käpardlikult. Mille tulemuseks on see, et Eestis on tekkinud mingisugune hulk ettevõtteid, kes ei taha, ei oska ja ei saa ilma odavtööjõuta. Ja see ei ole tark majandus. Ja see tuleb ära lõpetada, see strukturaalne probleem tuleb ära lõpetada. Aga mis te siis üldse neid sisse lassite? Siis oleks tulnud üldse hooajatööd. Ja me oleme ju kokku leppinud koalitsioonis seda regulatsiooni teha karmimaks. Sülehja, kas on teie QRVR-il ka käidud nutmas põllumeeste poolt, et EKRE rikkus Eesti põllumajanduse ära? No seda, ma arvan, nägid ju kõik, et see ei ole nagu mingi saladus, et kui saak mädaneb põllul, siis me kõik näeme seda oma silmaga, aga ma tahtsin tegelikult repliigina vastata Helir-Valdorile selle kohta, et ta rääkis, et vaatame, mis saab ja et mida teevad meie partnerid ja et me õudselt nagu sõltume teistest. Et mulle ei meeldi selline jutt ühelt valitsuspartei liikmelt, et nagu vaatame, mis saab. Minu arust me peaksime ise... Ma ei ole kordagi öelnud, vaatame, mis saab. Ütlesid küll, ma istun siin samas kõrval, ma kuulsin, kuidas ütlesid, et vaatame, mis saab. Sul on võib-olla mõne raadioväljaande peale keeratud mikrofon ja kõlarid, et ma ütlesin, et maailm on avatud ja me sõltume kogu maailmast, mitte et me vaatame, mis saab. Tagasi siia majanduse juurde. Ei no tuleme jah, aga ärme tsiteerime kolleege valesti. Et minu arust meil on nagu väga oluline vaadata, et kuhu me paigutame selle laenuraha. Et me kindlasti ei paigutaks seda sellistesse meetmetesse, mis suurendavad kriisi, mis suurendavad kliimakriisi ja et me... Millest te räägite? Mis kliimakriisist te räägite? Et me panustaksime uude majandusse, rohelisse majandusse ja et me
panustaksime uude kapitali, mitte fossiiltööstusi me ei toetaks ja on oluline vaadata ka seda, et näiteks needsamad ettevõtted, kellele antakse laenusid või kellele antakse toetusi, et need ettevõtted siis mingi aja jooksul ei maksaks dividende ja ei võtaks välja kasumeid ja et me arendaksime oma riigi toidusuveräänsust, et see on väga oluline, et kui me nägime, kui koroonakriis tuli, siis meil tekkis hirm, kas me saame ikkagi poest selle toidu kätte ja nagu tuli välja, siis tegelikult me Eestis ju väga palju ei tooda enda inimestele, et meil on nagu oluline, et me oleksime sõltumatud nii energia mõttes, nii toidu mõttes ja selline jutt, et vaatame umbes õunte pealt, mis saama hakkab ja siis otsustame. No, sa räägid ise endale vastu praegu. Esiteks, kui sa arvad, et meil Eestis ei toodeta sööki, siis toodetakse küll ja toodetakse ekspordiks ka, kusjuures põhilisi asju just toodetakse nii sealiha, loomaliha, kanaliha, piima, kõiki neid asju toodetakse nii, et toidame ise ennast ära ja läheb veel ekspordiks. Ja nüüd ma pean sind parandama, päris nii see ei ole. Kõik valdkonnad mitte, aga põhimõtteliselt nende põhiliste asjadega me toidame ennast ise ära. Piima teraviljaga küll ja teraviljas ka valikuliselt muidugi teatud sortid. Aga Eesti ei jää nälga mitte mingil juhul. See ainus, mis meil on allapoole oma nii-öelda varustatust arvestataval määral, seal umbes ainult poole ulatuses on vist köögiviljad, kui mul on õigesti meeles. Aga mis su vastuolu on see, et ühest küljest sa ütled, et meil peab olema energiasõltumatus ja teist küljest sa tahad meie energiasektori kinni panna. No vaat niimoodi ei saa. Seda saab ainult rääkida mitte parlamendis oleva opositsioonierakond. See on, tänaseks on juba selge. Keegi ei vaidle enam sellel teemal, et kliimamuutused on reaalsus. Mina vaidlen. Ja, sina võib-olla vaidled, sest et sind ei huvita, nagu mis päriselus toimub. Aga tänapäeva reaalsus on see, et me peame paigutama kõik raha kas siis õiglasesse üleminekusse ja uude tehnoloogiasse. Me ei saa toetada fossiiltööstust. Kristina Kallas, kas kliimamuutused on probleem, aga kuidas majandusesse tulevat raha ikkagi taastootma panna? Kliimamuutused on probleem, aga minu arust peaksime me lähtuma selle raha puhul sellest, et see ei ole meie raha. Tähendab, et see ei ole nende raha, kes istuvad praegu siin, mitte meie põlvkonna raha. See on meie laste raha, see on nende raha, nemad peavad seda raha tagasi maksma. Mis tähendab seda, et kõik, mis me selle rahaga teeme, peab olema nende jaoks. Mitte meie jaoks. Me praegu tegeleme ainult iseendaga. Me oleme see põlvkond, kes tegeleb iseendaga. Ehk siis, et me räägime küll ilusaid sõnu, et me peame nende laste jaoks midagi tegema, aga siis läheme ja teeme kõike iseendale kogu aeg. Pidevalt lahendame oma probleeme. See on minu kõige suurem etteheide sellele raha kasutamisele. Nüüd teine asi on see, et me oleme nii aeglased jälle, me oskame neid sõnu nagu siduda ja me igast arutelust teise arutelu läheme, räägime kliimast ja räägime rohepöördest, aga meil ikka ei ole plaani. Et ei ole valitsusel plaani, ei ole tegelikult kellelgi suurt plaani. Et mis see konkreetsed sammud on konkreetsete tähtaegadega tempoga. Tulge nõu ja jõuga. Aga me tulime Eestis on ju vastu võetud lausa areng. Üks kõneleja korraga. Üks moment. Me esitasime maikuus juba oma nägemuse sellest, milliseid konkreetseid samme ja üsna kiire tempoga peaksime selle laenurahaga tegema selleks, et nendel lastel, kelle raha see tegelikult on, oleks tulevikus nagu palju parem elada. Valitsus on jõudnud nii kaugele, et on kutsunud kokku teadusnõukogu. Väga mõistlik ja väga õige, aga mis sellest teadusnõukogust kasu on, kui raha on ära kulutatud juba? Ma ei tea. Aga ei ole ju. Martin. Ma tahtsin kõigepealt öelda, et meil on olemas ju lausa seaduse tasemel vastu võetud energiamajanduskava, kus on meil nii-öelda CO eesmärgid on kirja pandud, mis on palju ambitsioonikamad kui enamikelt teistel. Hakake tegutsema, mis te nendest kavadest teete? Aga me oleme ilusti ju graafikus. Me oleme ju ilusti graafikus. Kiiremini, Martin, kiiremini. Et ei ole vaja kiirem. Milleks kiiremini? Miks me peame teistest Euroopa riikidest kiiremini jooksma sinna? Alati peame. Eesti peab alati kõigist kiiremini jooksma. Kõikidest nendest kavadest hoolimata investeerime me suurusjärk 300 miljonit õlitehasesse. Väga mõistlik investeering. Väga kasulik investeering. See investeering toob Eesti riigile nii palju tulu, et me saaksime tõsta pensionit 200 eurot. Kardetavasti mitte. Isegi see õlitehas ei ole veel lõplikult kaugelt otsustatud. Aga ma tuleksin head osalejad selle juurde, et katsume pakkuda siis ise häid ettepanekuid, lahendusi, mis võiksid need olla. Nad võib-olla ei kuula küll teid, aga proovida ju me oleme ka neid ettepanekuid väga palju teinud. Et ma lihtsalt tahtsin öelda, et Martinit kuulates tundub, et
et Eesti on nagu mingi saar nagu, mis nagu teistest üldse kuidagi ei puutu, et noh, et meie teeme siin mingit oma otsust, eks ole, põlevkivi tehaste osas, et me ei pea kuulama seda, et kuulge, et maailm läheb täitsa teises suunas ja need otsused lähevad väga kalliks nagu meile maksma, sellepärast et pärast seda energiat või õli keegi kokkuvõttes ei osta, et sellepärast, et see on nii kallis ja me oleme sinna raha pannud. Ja siis me paneme sinna raha veel rohkem juurde, sellepärast, et me oleme sinna juba raha nii palju pannud. See on nagu maapank läks pankrotti täpselt, et noh, et me ei saa nüüd ometi ju paneme veel rohkem raha. Kuidas sellega läks? Et me ei ole ju kuidagi, me oleme ikkagi nagu avatud maailmas ja me ei saa sulgeda seda riiki. Aga Saksamaa avas kevadel kõige suurema söetehase, söeelektritehase üldse oma ajaloos. Et ma ei tea, kuidas me seal, mina ei näe, et me oleksime saar. Pealekauba, ma sellest kriitikast tegelikult ei saa aru. 30% kogu Euroopa Liidu rahast, mis meile ette on nähtud, läheb roheasjadele. 50% CO2 rahast, mis riigieelarvesse läheb rohestamise. Me oleme kusjuures arvestades muid rohestamise asju, läheb riigieelarve toetamiseks. Et muid asju teha, mida vaja on ka teha. Et lappida neid auke. Ei ole mingeid auke. Mis mõttes, mis auke? Milliseid auke? Miljardilise auku. Riigieelarve on ju tervik. Riigieelarve on ju tervik. Helir-Valdor Seeder, palun. Ja siin on majandusblokk, ma sain aru. Just. Ja. Kuulsite ju? Ja, ja teemasid on kohutavalt palju olnud, et algas tööjõust. Algus läks nagu pudru ja kapsad siin segi, et üks asi on pikaajaline tööjõupoliitika, millest ka korra siin Martin rääkis, et mis on ka koalitsioonis kokku lepitud ja kus erinevatel erakondadel on erinevad lähenemised maailmavaateliselt ja põhimõtteliselt. Ja teine on see, mis praegu sellel suvel toimus, erakorralised meetmed, eriolukord, koroonakriisist tulenevad piirangud tööjõu liikumisele. Ja neid kahte asja ei maksa segi ajada. Ja praegu selle suvine probleem on tulnud eelkõige nendest lühiajalistest piirangutest koroonast tulenevalt. Kas me käitusime õieti või mitte, eks ole, siin olid ka erinevad arvamused, aga neid kahte asja ei maksa segi ajada. Nüüd, mis puudutab, kelle raha täna me jagame, siis eks ikka just nimelt selle tänase põlvkonna poolt loodud, ühiselt loodud raha ja väärtust, mitte meie laste poolt loodud raha. See ei ole meie laste raha, see on meie raha. Ja meie, luba, ma lõpetan ka aja. Ja meie vastutus on seda raha võimalikult mõistlikult, efektiivselt, targalt ja ettevaatavalt kasutada. Ja see, mis puudutab laste raha, on ikkagi laenatud raha. Ja täna peab ütlema, et parlament on andnud väga suure mandaadi valitsusele, suurema kui kunagi varem. Vabaduse valitsusel laenu võtta, seda mõistlikult kulutada, kogu laenu, kogu mandaati loomulikult ära kasutatud ei ole ja see on minu arvates väga õige. Ja ma ei ole päris nõus sellega, kui öeldakse, et toetame ainult oma tänaseid ettevõtjaid ja panustame infrastruktuuri, et see kindlasti aitab täna ettevõtjaid ja majandussektorit kriisi üle elada. Aga meil on hästi oluline, et pärast kriisi ka majandus taastuks, sest need laenud on vaja tagasi maksta, et me kõige targemal moel ettevõtlust toetame ja siin mina arvan, et ei ole küsimus ainult poliitikute valikutes, vaid väga õige viidati, siin on eksperdid, siin on rakendusasutustel hästi suur roll, EAS, MES, KredEx, kus on eksperdid, kui me peame kaasama, et just õigetele meetmetele panustada. Kaja ja siis Indrek. Ja, ma tegelikult tahtsin kõigepealt sellel vastu võielda ja toetada Kristiinat, aga Helir-Valdor jõudis ka sinna, et jah, see laenatud raha, see 5 miljardit, mida laenatakse, see on ikkagi laste raha. Ja kui me võtame, et see on 4000 eurot iga inimese kohta Eestis, olgu ta imik või rauk, siis 4000 eurot tagasi maksta iga üks meist on ikkagi päris suur summa. Et kui selle peale niimoodi hakata mõtlema. Aga ma tahtsin selle kohta öelda, et jällegi, kui tulevikku vaadata. Pensioni teise samba kaotuse kõrval on see muidugi köki-möki. Ja no see on täiesti eraldi debatt, kuhu me minema ei hakka, et teise pensionisambaga ja laste tulevikuga ütleme, seda kokku siduda ei ole ka kindlasti nagu mõistlik, igal juhul on see tulemus negatiivne. Aga ma tahtsin öelda, et tulevikku vaadates, et kui mida me selle rahaga teeme, et meie ettepanek oli näiteks ka teha rakendusuuringute keskus just selleks, et tegelikult meil on väga heal tasemel baasteadus ja meil on ettevõtted, kellel tegelikult
kus vahel siis tähendab, on selline lünk, et baasteadusest nii-öelda sellele innovatsiooni ei jõua väga palju. Ja kui me vaatame riike üle maailma, kes on globaalses innovatsiooniindeksis kõrgel kohal, kes on väga head majandused, kus on hea elada, siis nad kõik investeerivad väga palju teadus-arendustegevusse ja just läbi selle rakendusteaduse, mis aitab siis sellest teadusest teha nii-öelda innovatsiooni. Ja need on sellised asjad, mis jah, ei too sulle kohest kasu. Et kui me räägime ühelt poolt, nagu sa ütled, pudru ja kapsad, et me räägime nendest väga kitsastest meetmetest, mis on lühiajalised, aga me peaks vaatama selle 5 miljardi osas ikkagi nagu pikaajaliselt. Ja seesama meie e-riigi edulugu, mis ei seisa püsti tati ja teibiga, nagu siin öeldi, et sinna tuleb investeerida ja kui me töötame kodus, kui me õpime kodus, siis me ei saa seda teha, kui internetti ei ole, ehk siis ühendusi kõikjal üle Eesti on vaja luua. Aga me oleme juba... Kuna Helir-Valdor Seeder mainis KredExit ja eksperte, siis paraku see usaldus ju ka selle vastu, et te tõepoolest neid eksperte kuulate, kes pakuvad välja selgeid kriteeriumeid, mis oleks majanduslikult põhjendatud. See usaldus on ju järjest paraku ära kadunud. Ja vaadake ettevõtjate kriitikat selle kohta, mis puudutab teie viimaseid rahaeraldusi, aga tuletame meelde, keset kriisi lasti üks väheseid eksperte, kes valitsuses oli minister Karu Lahti, selles valdkonnas. Nüüd jõuti KredExi juhini, kes kummalised asjaoludel keset kõige kiiremat tööaega on otsustanud lahkuda ja see paratamatult tekitab küsimusi ja spekulatsioone selle üle, et mis on tegelikult miks need käigud on käidud ja kuidas need otsused on tehtud, milles valitsus on võtnud endale arusaamatute kriteeriumite alusel väga soodsalt laenu anda. Aga sellel on veel üks mõju, lisaks sellele, et usaldus kaob. Sellele on mõju selles, et kui sa annad väga odavat laenuraha nendele suurettevõtetele, kes niikuinii turult ka saavad laenu, siis nad lähevad ja ostavad need väikesed, kes on kõige rohkem hädastena, kokku. Ehk siis tegelikult kapital kontsentreerub veelgi ja me halvendame enda majanduskeskkonda süsteemselt ja väga jõuliselt keset kõige suuremat kriisi selliseid otsuseid tehes, kus paratamatult on väga paljud ettevõtjad surutise all. Ja need ei ole targad ja vastutustundlikud otsused ja tulles siin nüüd selle majandusotsuste ja kliimaga seotud otsuste juurde, te muu hulgas ju tahate selles olukorras, kus ühiskonnas on järjest suurem debatt sellel teemal, et kas meie metsad on jätkusuutlikud, kas looduslik mitmekesisus säilib ja raie on järjest intensiivistunud. Te muu hulgas võtate nagu niuhti ette seaduseelnõu selle jaoks, et ajada puid Narvas ahju, mis ei ole isegi mitte koostootmisjaamad. Züleyxa ja siis Martin vastab. Ja seda taastuvenergia tasu eest, mida meie inimeste käest korjame. Minul on väga hea meel, et siin minu vasakut kätt istuvad inimesed saavad aru, et majandus ja keskkond on omavahel väga tihedalt seotud. Kahjuks siit paremat kätt seda teadmist või äratundmist veel ei ole. Millist selline järeldus? Teie sõnavõttudest, nii. Aga kui rääkida veel nagu majandusest ja kui me räägime või kui me vaatame, kuhu näiteks Eesti praegu investeerib, siis jällegi näiteks me anname raha sellisesse kohta, näiteks nagu Nordica. Meil on väga halb kogemus Estonian Airiga. Et see on täpselt see juhtum, on ju, et kuhu me lihtsalt paneme kogu aeg raha alla, aga sealt nagu midagi tagasi ei tule. Et minu arust selliseid projekte me ei saa endale enam lubada. Me ei saa lihtsalt mõelda, et kütame miljardi alla ja vaatame, mis saab, on ju. Et meil peab olema selge plaan, kuidas riik saaks kasu. Ja kui otsida neid kohti, siis Euroopa Komisjon on valmis saanud sellise suurepärase dokumendiga, mida ma julgeksin nimetada isegi roheliste programmiks. See on roheline kokkulepe. Et poliitikud, see on teie laual, vaadake sinna sisse ja te näete, seal on ka meetmed ja see dokument tegelikult ju kogu aeg täieneb, et te ei pea otsima ja kobama pimeduses, vaadake sinna sisse ja viige ellu. Üks probleem selle dokumendi puhul on muidugi see, et selle tähtaeg on 2050. Nii palju aega meil ei ole oodata, me peame tegema kannapöörde praegu ja investeerima rohelisse majandusse. Martin.
naljakas lugu on see, et me ju tegelikult kogu aeg investeerime rohelistesse asjadesse, väga palju investeerime rohelistesse asjadesse, et ma ei tea, kuidas te seda ei näe ja ei kuule ja ei märka, aga üldiselt investeerib Eesti palju rohelistesse asjadesse ja liigub Euroopas ühel eeskujulikumal siis joonel oma rohelise majanduse ehitamisega ehk siis CO2 vähendamisega ja kõikvõimalike energiasäästikute asjadega ja nii edasi. Et see kriitika tegelikult on puhas emotsioonitsemine. Naljakas lugu veel on lisaks sellele, et ma lugesin seda rohelepet põhjalikult edastagurpidi, see on umbes natuke üle 50 lehekülje pikk. Sellega koos käib, ma ei tea, natuke alla 50 eraldi määruse, mida me kõiki ei ole näinud, aga noh, tema probleem ei ole kogu selle roheleppe probleem ei ole mitte see, et ta on roheline, vaid see, et ta on punane. Nüüd ma lükkan tagasi nagu Indreku väited siin, mingid eksperdid ei kritiseerinud Porto Francot, ükski ekspert, kõik olid konkurendid. Kõik viimseni olid konkurendid, kes seda kritiseerisid ja Lehari Küti lahkumine, nagu sa isegi ütlesid, noh, ilmselt nagu ei pruugi see välja paista. Küll alguses räägiti, et koroonakriisi ajal valitsuse liikmed olid suure tööpinge all, aga mitte ainult valitsuse liikmed. Väga paljude asutuste ja riigiasutuste töötajad ja juhid olid täpselt sama suure pinge all ja sama kehtib ka KredExi puhul, et inimene võib ka ära väsida lihtsalt. Ja ei läinud ära tüliga. Tõsi, selles osas, missugune peaks olema KredExi roll tulevikus, on nõukogu sees olnud palju arutelusid ja tõsi on ka see, et on olnud, ka te ise just kritiseerisite siin tänasel debatil ju seda, et see raha ei ole piisavalt kiiresti majandusse jõudnud. Ka seda rahulolematust on KredExi nõukogus väljendatud. Aga ma ei ole nagu tegelikult sisulist kriitikat kuulnud, et me oleksime nagu kuidagi väga põhimõtteliselt valesti lähenenud selle majanduse elavdamisele, et muidugi võib nokkida siin ühe või teise üksikotsuse kallal, aga arusaamine sellest, et meil on suur majanduslangus, mille käigus peab riik majandust elavdama ja selle majanduse elavdamise põhivõti on ettevõtluse aitamine ja tööhõive hoidmine. See on see lähtekoht, kus me oleme ja sellega me oleme, ma väidan, hästi hakkama saanud praegu ja liigume hästi edasi ja see väide, et meil üldse mingit plaani ei ole, noh, seda muidugi peab iga opositsioonierakond alati ütlema, aga meil tegelikult ikkagi on plaan. Te lihtsalt ei räägi sellest. Aga teete maa tasa kohe. Salaplaan. Jah, see on nii salajane. Aga ma tahtsin tegelikult tulla väga konkreetse asja juurde. Helir-Valdor ütles, et Riigikogu andis mandaadi laenu võtmiseks. Jah, andis. Lisaeelarve arutelul oli väga põhjalik arutelu ka strateegiliste ettevõtete toetamise laenu andmise osas. Sina ise käisid meil Riigikogu kõnepuldis ja kui küsimuse peale, mis on need strateegilised ettevõtted, selles lisaeelarves on kirjutatud, et see on strateegiliste ettevõtete osaluste omandamiseks see raha ette nähtud ja siis laenude andmiseks ja küsimuse peale, mis on siis need strateegilised, siis sa ise vastasid umbes niimoodi, et noh, et nad on olulises sektoris, noh näiteks transport või siis ühiskonna elus olulisel kohal või on seal palju töökohti või siis mõjutab ühiskonna elu üldiselt. Noh, see täpne tsitaat ei ole, aga nüüd tulles selle viimase Porto Franco otsuse juurde, et me oleme küsinud peaministrilt, aga tegelikult ega peaministrit ei peagi enam mitte midagi küsima, sest et selle valitsuse tegelik suunamudija on Martin Helme ja tema teab, kuidas on. Ja Jüri Ratas, ma soovitan sul vaata seda kindlasti saadet järelvaatamisest, seepärast sa saad teada, mis valitsuses järgmine nädal toimuma hakkab. Aga et küsimus sinule, et mis siis on need kriteeriumid, millele see otsus ikkagi nagu vastas, need samad asjad, mis lisaeelarves olid, millele mandaat anti, kuidas siis Riigikogu saab nagu veenduda, et te olete neid kriteeriume siis täitnud? Ja ma muidugi tänan, ma võin muidugi öelda, et see jutt ei lähe Jürile naha alla, aga tegelik suunamudija valitsuses on Helir. Ilma Helili heakskiiduta ei juhtu valitsuses mitte midagi. Vastab tõele. Ja, nii et nii ta on. Ühesõnaga ka Jüri Ratasest ei sõltu ikka midagi. Põhimõtteliselt tuleb KredExi puhul, tuleb ka, ma ei tea, kui paljud inimesed nagu viitsivad sellesse nüüd detailidesse süveneda, aga nii KredExile antud rahas kui lisaeelarves oli neid nii-öelda potte või neid tükke oli ju palju. Ja see 300 miljonit, mis olid strateegilisteks ettevõtteks, see oli mõeldud eelkõige ju riigiettevõtete kapitaliseerimiseks. Nii sellesama Nordicale või ka raudteele on antud raha ja seal on veel selliseid.
tükke. Nüüd KredExile eraldi on raha ju ka lihtsalt ettevõtluse toetamiseks. Ja kui meil tuleb välja ja kui me räägime sellest 5 miljardist, mis on ka võib-olla paslik siin ära mainida, 5 miljardit on see lagi, mis riigieelarvega anti, mis oli meile võimalik laenata. Sellest 5 miljardist me oleme laenanud tegelikult umbes 3,5 ja sellest 3,5 umbes, kui ma praegu mälu järgi ütlen, kas 2,6 või 2,8 seisab meil tegelikult lihtsalt arvel, sest et ei ole läinud vaja, kaasa arvatud ei ole läinud vaja avada stabiliseerimisreservi, sest et kui kevadel me tegime eelarvet, kõik prognoosijad ütlesid, meie ei tea, mis juhtuma hakkab, mitte sellist pilti pole kunagi nähtud, me täielikult sõidame siin ilma tuledeta udus ja me tegime nii-öelda kõige mustema stsenaariumi, see ei ole realiseerunud. Meil ei ole vajadust tegelikult praegu laenukogust suurendada või seda ka stabiliseerimisreservi kasutusele võtta. Nii et ärme seda 5 miljardit müstifitseeri, see oli selles ajahetkes tehtud parim otsus, mida me oskasime arvata. Aga strateegilised ettevõtted, neid ei ole ju Eestis väga palju ja see põhimõtteline kirjeldus oli õige, et nad on kas mõnes sektoris olulised, nagu Tallink näiteks on, või neil on mingi julgeolekumõõde või neil on energiajulgeolekumõõde või on väga suur tööhõive. Ja lisaks sellele on meil võimalik ju, kui me vaatame, et majanduse olukord seda tingib, meil on võimalik oma neid reegleid vastavalt sellele sättida, et majandust käigus hoida. Ja me näeme, et üks suur sektor, mis saab praegu ikkagi väga kõvasti pihta, on kinnisvarasektor, kus on kõige suurem probleem selles, et nad ei saa enam laenu. Kogu laenuturg on tegelikult kinni kiilunud ja nüüd oli küsimus, kas me jäämegi ootama, et pangad annavad laene või me oleme ise proaktiivsed ja ütleme, et KredExil on piisavalt praegu raha olemas ja võimalused olemas, et ta astuks sinna pankade asemele ja tagaks, et need laenud liiguvad, et tööhõive oleks olemas ja et arendused oleks olemas. Milliste kriteeriumitele see siiski vastab nendest asjadest, mis sa ise loetlesid? Suur tööhõive on esimene asi. Suur tööhõive, see on Tallinna kesklinnas olev objekt, millel saab aastas umbes 1000 inimest tööd. Mõtleme selle peale, et meil on terve riigi peale kokku on 51-2000 inimest töötud. Sellest 30 000 olid ennem kriisi. Ehk siis see ei ole üldse väike protsent, kui me võtame kokku mingisuguseid selliseid objekte, kus on 1000 töötajat meil Eestis. Neid ei ole väga palju. Aitäh, Martin. Lühike repliik Helir ja siis läheme selle publiku küsimuse juurde tagasi, mis enne jäi tegemata. Ja aitäh, mul on tõesti lühike repliik kolleegile, kes arvas, et tema parem käsi ei taju hästi majanduse ja keskkonna vahelist seost. Et just nimelt uus mitte Euroopa... minu parem käsi, vaid need 2 inimest siin istuvad. Parem käsi ei mõista. Et praegune Euroopa Komisjoni president, kes on Euroopa Rahvapartei liige ja juurtega ehk samasse erakonda kuuluv konservatiiv, kuhu kuulub Isamaa, on teinud ettepaneku süsinikneutraalse Euroopa 2050 ettepaneku ja roheleppe taga initsiatiivina, mitte rohelised. Et väita, et me ei taju ja ei tea midagi keskkonna ja majanduse seostest ja ei hinda nii-öelda keskkonnaressursi säästlikku kasutamist. No see ei toetu küll mitte millelegi muule kui luulule. Okei, aga miks RMK siis raiub nii palju meie metsi? Kas tahate vastata? Vabandust, mis see RMK-s tegema peab? Ta peabki ju metsa majandama. Et RMK käes on umbes pool kogu Eesti metsaressursist. Ja ta raiub seda siis, kui see saab küpseks või kui see mets on muutunud nii vanaks. Kui sa saaksid aru, mis seosed on kliimaküsimuste metsaga, siis sa minu käest sellist küsimust ei vabandust. Ma olin põhimõtteliselt ei saa aru sellest väitest, et RMK ei tohiks metsa raiuda. Tähendab, kui keegi kuskil arvab, et Eestis ei tohiks üldse metsa raiuda. Ei, ma ei arva seda. Mida sa siis tahad RMK-st? Metsadebatti võib eraldi pidada. Erakonna juhid, suur aitäh. Praegu läheme Alari Rammo juurde, kellel on publiku küsimus. Palun, Alari. Jumal tänatud, et see mikker enne ei töötanud, sest publiku ootused sellel arutelul on üsna madalad. Aga ma siis natuke räägin, mis siis rahva hääl on. Näiteks härra Aabmets on juba eile esitanud küsimuse, miks ei osale Jüri Ratas. Temal hakkab tekkima kahtlus, et Jüri on peaministri töökohustuste täitmisest väsinud, aga ma ei esita seda, ma ei anna Kaja sulle järjekordset võimalust öelda Jürile halvasti. Ma ei öelnud halvasti. Talle on vastanud Riho Roomet, et Jüri valib loomulikult kohustused, arvamusfestival on tilulilu tsirkus ja täiesti sisutu tühi kargamine.
aga aitäh siiski kõigile siin, mitu tuhat inimest vaatab meid ka veebis, ühegi küsimuseta küll. Te olete kõik sisutud tühikargajad. Siis tuli härra Volbergilt tähenduslik küsimus, kas Helme ja Seeder koordineerisid riietust? Ütleme, et oli mul endal sama küsimus, kui ma neid nägin, aga mind vastus absoluutselt ei huvita, nii et ma ei küsi ka seda. Meil on valitsuses vormiriietus kehtestatud. Ei olnud küsimust praegu veel. Aga ma mõtlesin, et arendan seda natuke edasi ja küsin hoopis niipidi igaühelt ja natuke paari kaupa, miks teid nii kuradi palju on. Mitte sellepärast, et me pidime neid raskeid diivaneid siin napilt kaadrisse mahutama ja 3 erakonda neist, kes võbelevad seal kuskil valimistel, on siit veel puudu, aga mis teid nagu eristab? Helir ja Martin, mis teie erakondi ideoloogilisi hoiakuid eristab peale selle, et EKRE-l on 4 korda suurem toetus kui Isamaal? Sama küsimus Kristinale, Indrekule, mõlemad ehitate omast arust sellist justkui haritud inimeste erakonda, aga kust need valijad on? Valija ei tundu nagu tarkust ülemäära hindama, te lihtsalt sööte peamiselt üksteise toetust. Kuna Jüri pole, siis okei, Kaja, sa võid üksi vastata, mis eristab Refi tänasest keskist peale selle, et kordamööda võidate valimisi, aga kes peaministriks saab, otsustab ikka perekond Helme, kes täna siin viibib. Ja Zuzu võib lõpuks selgitada, mis teie nende 2 teise parteiga ühine, kelle nimed mulle ka ilmselt kellelgi teisel praegu meelde ei tule. Mul on meeles. Nii, aga alustame sealt diivanilt siis. Minu meelest Helir on viimased mitu nädalat seletanud, mis on meie vahe. Veel eile oli vist Postimehes üks artikkel. Jah, ma võin lühidalt rääkida, et meil pool tundi on saate lõpuni aega. Ma usun, et sellest ajast piisab. Et kui hästi üldisematest kategooriastes hakata, siis me ju näeme EKRE programmist ja väljaütlemistest, et nemad on rohkem rahvademokraatia toetajad, toetavad ka nii-öelda otsedemokraatiat, tuginemist ka riigielu küsimustes väga palju rahvaküsitlustele, rahvahääletustele, soovivad presidendi otsevalimist ja nii edasi. Isamaa on ajalooliselt olnud parlamentaarse demokraatia toetaja ehk me leiame, et ainult erandjuhtudel ja väga olulistel küsimuste puhul peaks tegema otseküsitlusi ja ülejäänud peaks toimuma parlamentaarse debati korras erakondade vahelise võitlusena. Ja presidendi otsevalimisi me ei toeta, me toetame jätkuvalt seda, et presidendi valiks Eesti riigis selliste esindusülesannetega, nagu ta valdavalt on, kas siis parlament või valimiskogu. See on nüüd, ütleme, selles ampluaas üks erisus. Kui me tuleme riigikaitse valdkonda, siis me leiame ka siin erisusi. Praegu on välja töötatud ka uus riigikaitse. Kõiki valdkondi ei pea ükshaaval ette loeta. Ei, no küsimus on, eks ole, pidevalt, et ma kõike ei loegi, aga mõned toon siiski välja. Et riigikaitse küsimustes, kus on uus riigikaitseseadus, kus meil käib vaidlus, me ei leia, et sellisel kujul ka sisekaitsereservi Kaitseliidu kõrvale peaks looma. Kes mäletab omaaegseid vaidlusi, kui Kaitseliitu taastati, siis oli suur vaidlus, kas Kaitseliit või kodukaitse. Täna me oleme mingil määral jõudnud samasse seisu ja Isamaa leiab, et Kaitseliidu kõrvale ei ole vaja teist vabatahtlikku sõjaväestatud organisatsiooni luua, ükskõik millise sildi all ja nii edasi. Aga me võime nendest küsimustest veel rääkida. Meil on erisusi ka majanduse ja eelarvepoliitikas. Martin, kas te erinete eelarve Aitäh, Helir. Ja rahanduspoliitikas tunduvalt konservatiivsemad kui EKRE ja ettevaatlikumad laenude võtmisel. Ja Martin, palun. Nii et Helir, seda loetelu võib pikalt jätkata. Aga ma tahan öelda, et meil on ka aitüma teile selle meil on ka ühiseid jooni ja ühiseid eesmärke. No, ma arvan, et selle referendumi koha pealt on teil küll ikka siiski väga sarnane nägemus, et ei ole midagi nii erinev. Mis on see oluline küsimus, mida kohalike valimiste ajal tuleb inimeste käest küsida? Mitu korda hommikuti sa üles ärkad ja avastad, et sa oled Martin. Ma üldiselt muidugi selles osas ma väga pikalt ei peatuks sellel loetelul. Ma arvan, Helir mingid olulised tegelikult täitsa kattis ära. Võib-olla ka sotsiaalpoliitikas on mingisuguseid erinevaid lähenemisi meil. Ma ütleks, et põhierinevus on meil muidugi toonis, see on täiesti selge. Aga minu meelest on suurepärane, et ka nii-öelda samas poliitilises sektoris on konkurentsi. See on tegelikult demokraatiale ja igale erakonnale endale väga kasulik, et sul on kogu aeg vaja pingutada, et sa ei võta oma valijaid iseenesest mõistetavalt. Et noh, võib-olla ma pikemalt siis... Kristina ja Indrek, mis teid siis eristab? Erinevast soost ma vaatan. Mõtleme erakondi siin. Dresscode on ka täiesti erinev. Nii, aga sisuliselt?
ma olen väga uhke selle üle, et me esindame inimesi, kes on haritud ja kes tahavad olla haritud, et ma arvan, et Alari, sa nagu solvasid Eesti valijad siin praegu väga tugevasti. Investeeringud haridusse on need, mis meie valijate hulka veel aina kasvatavad ja me peaksime sinna nagu investeerima. Me oleme ainuke erakond Eestis, kes tahaks suurema osa oma ajast tegeleda ja rääkida tulevikust. Ka tänases debatis siin me hästi palju keskendusime või olemasolevad erakonnad keskenduvad hästi palju sellele, mis keegi tegi kunagi minevikus, kes ütles, kes astus mingi sammu, kes ei võtnud kellegi ettepanekut vastu. Et hästi palju on sellist oleviku ja mineviku üle vaidlemist. Tahaks hästi palju tuleviku peale vaadata. Tahaks rääkida sellest, et kuidas me tegeleme oma selle rahaga jällegi, mida me võtsime hästi palju, kuidas me selle raha suuname sinna tulevikku, kuidas me tegeleme oma lastega. Ja kindlasti, mis meid ühendab, on see, mida tegelikult Kristjan juba mainis, ehk siis teadmistepõhine lähenemine, et ühiskond võiks käituda teadmistepõhiselt, kuulata seda või kasutada seda ekspertiisi, mis ühiskonnas maksimaalselt on. Ma siiski ei ole täpselt aru saanud, kus sellisel sotsiaalmajanduslikul teljel Eesti 200 asetseb, et kui palju neile läheb korda võrdsemate võimaluste loomine, kui palju nad näevad, et see on ühiskonnas väga oluline, kui me tahame maksimaalselt kõigile inimestele võimaluse anda ja tahame, et tegelikult ühiskonnas see vajalik konsensus ja tasakaal leitakse. Praktilises mõttes meie kõige suurem erinevus on see, et meie oleme parlamendierakond, Eesti 200 ei ole parlamendis. Meie erinevus on ka see, et kõikidest teistest siin on, minu ja Suusu erinevus on see, et me oleme oma rahaga selle koha siin välja teeninud. Teie olete selle teeninud kõigi meie rahadega ostnud endale selle koha siin, et see on ka kusjuures väga suur erinevus. Ja kui rääkida tegelikult, me ei rääkinud täna kärbetest, et ma väga ootasin, et äkki meil tuleb diskussioon ka sellest, et kui me räägime majandusest, kus me räägime nagu kärbetest, siis ega mina nagu üldiselt kärbete pooldaja ei ole, meil on vaja väga suurt süsteemi muutust. Sest selle süsteem, mis meil täna toimib ja kui sealt nagu raha ära võtta, siis ta lihtsalt jookseb kokku. Aga on üks koht, kus ma väga tahaks näha kärpeid ja kus ma kahjuks ei ole neid kärpeid juba pikka aega näinud ja see on erakondade rahastamine. Me tuleme selle teema juurde õige pea. Kaja Kallas. Eesti 200 siiski saab riigieelarves 100 000 aastas, nii et päris nii see ei ole, nagu just väideti. Kaja Kallas, teile oli küsijal siis etteheide, et te võidate valimisi kordamööda Keskerakonnaga. No Keskerakond ei ole neid valimisi muidugi väga palju võitnud. No ajaloos siiski meenub neid olukordi. Viimaseid valimisi küll. Aga ega meie erinevused on väga selged. Meie oleme Euroopa-meelne avatud tulevikku suunatud erakond. Ja Züleyxa Izmailova, mis teid eristab, siis mis rohelisi eristab sellest tulevikuerakonnast, kes moodustatakse kahest teisest erakonnast? Et ma korraks Kajale veel vastaks, et Keskerakonnaga te kuulute siiski Euroopa parlamendis samasse fraktsiooni. Et tegelikult teil ei ole väga suuri erinevusi, aga see selleks. Aga tegelikult see algne küsimus oli nagu see, et miks me ei liitu nende kahe erakonnaga, mis nüüd justkui jälle omavahel kokku lähevad, et nad nagu kõrvaltvaatajana jääb mulje, et nad läksid just nagu vahepeal lahku, on ju, ja siis keegi teeb nalja selle kohta, et no nüüd lõpuks ometi Talvik paneb oma 2 leiba ühte kappi. Aga meil on nagu väga keeruline liituda seltskonnaga, kes ise ka ei tea, mille eest nad täpselt seisavad ja meil on olulised ikkagi inimeste õigused ja ma ütleks, et me oleme ikka inimeste õiguse mõttes ikkagi liberaalid, aga nende kahe erakonna nagu kokkumineku selles dokumendis ma lugesin välja sõna konservatiivne ja kahjuks mul on niisugune tunne, et need inimesed nagu said aru, et või noh, nagu neid on natuke petetud, et nad arvavadki, et selline asi on olemas nagu vaba konservatiivsus, et see on tegelikult Talviku välja mõeldud, et mina ei tea, et siuke asi eksisteeriks, on ju, et väga keeruline, et me oleme ikkagi rohelised, me oleme klassikaline Euroopa roheline partei ja me seisame keskkonna eest aga meil on ka inimeste õigused väga olulised. Suurepärane publiku küsimus juhatabki meid sisse viimase ploki juurde, milleks on siis poliitika tegemise viisid. Ehk et praegune valitsus on ametis olnud 1,5 aastat. Mäletame, kuidas valitsuse moodustamise ajal oli hulga siis neid, kes ei suutnud uskuda, et selline valitsuskoalitsioon moodustatakse. Aga oli ka teine hulk, kes ütlesid, et tänu sellele ehitatakse sidusat ühiskonda. Proovime siis natuke aimu saada, et kas rajatakse siis sellist õmblusteta, sidusat, avatud ühiskonda või millist ühiskonda praegune valitsus siis kuidagi looma on asunud. Et Martin Helme, Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald kirjutas tänases lehes teile
9 küsimust USA advokaadibüroo valimise teemal. Küsimusi on rohkelt, ei hakka neid kõik ette lugema, aga lühike resümee on see, et mille alusel ikkagi valiti just see büroo Eesti huvisid rahapesu teemal esindama. Seda enam, et te olete ise ka pidanud tõdema, et Louis Freeh oli Venemaa ettevõtte vahemees, et ettevõte saaks USA valitsusega kohtuasjas kokkuleppe ja seda kinnitavad ka ajakirjanduses siis korduvalt avaldatud dokumentaalsed tõendid ning kirjavahetus. Ma muidugi tahtsin Kajale öelda, et meie oleme kõige Euroopa-meelsem erakond Eestis üldse. Meie oleme traditsioonilise Euroopa eest. Aga tuleme küsimuse juurde. Jaa, ma muidugi kordan seda, et ma ei loe Eesti Päevalehte, kutsun teisi inimesi ka mitte lugema, sealt saab ainult libauudiseid või laimu. Ja selles mõttes see aga vastame sisuliselt. Ja, kohe jõuan sinna. Et nüüd see, mida nüüd on meile üritatud siin kaela määrida viimased paar nädalat, on siis see, et endine FBI direktor, endine Interpoli direktor, endine Ameerika föderaalne kohtunik ja föderaalne prokurör on kõik Vene agendid ja korruptandid. Ja mina olen idioot. Võib ju selle jutuga proovida, ma ei tea, mingisugust poliitilist profiiti lõigata. Jürgen Ligi on proovinud seda mitu nädalat juba, aga ma nagu ei arva, et see on väga edukas tegevus. Louis Freeh büroo ja see meeskond, kes meie jaoks töötab, professionaalsus, kogemus. Ja kuidas jõuti selle bürooni just, et see büroo valiti, et 3 bürood üldse valiti? Mis on 10 bürood, keda kontrolliti? 10 ei kontrollitud, aga jõuti sõelumise tagajärjel. Lihtne tegevus. Maailmas selliseid õigusbüroosid, mis tegutsevad vähemalt Ameerikas ja Euroopas, kellel on olemas esindatus siis mitmes riigis, kellel on olemas valgekraede kuritegevuse siis juriidiline kogemus ja kes on nõus tegema tööd riigi heaks, ega neid ei ole väga palju ja kellel ühtlasi ei ole ka huvide konflikti näiteks siis kas mingite Vene asjadega või laiemalt Põhjamaa pankade asjadega. Ega neid büroosid väga palju ei ole. Meie jõudsime kuskil umbes 10 firmat jäid sõelale, kellega tehti esmast taustauuringut, sealt kukkus veel omakorda mõned ära. Osad ütlesid meile kohe ära ja meil, kui ma õigesti mäletan, oli kas 4 bürood, kelle puhul me siis nagu otsustasime teha suunatud pakkumise, kelle puhul me kaalusime seda ja tegime lõpuks 3. Nendest 3 2 tükki ütlesid, et neil on huvide konflikt. Üks ütles, et nad teevad liiga palju tööd pankadega ja teine ütles, et neil on liiga suured ärihuvid Venemaal. Freeh ei öelnud seda kummalegi ja see, mida talle täna kaela riputatakse huvide konfliktina, ei ole huvide konflikt. See on täiesti ilmne ja selge. Nii et miks sellest mitte mingit sisu omavast loost ikka veel jauratakse mitu nädalat edasi, mulle on täiesti mõistetamatu. Ainus, mis ma siit järeldada saan, on see, et mingid inimesed on lihtsalt hulluks läinud selle peale, et tänane Eesti valitsus tegeleb rahapesuvastase võitlusega mitmel tasemel ja väga intensiivselt. Te ütlesite valitsuse pressikonverentsil, et sõna on vaba, aga kas valitsuse ministril on kohustus vastata nii Riigikogu küsimustele, kui need tulevad, ja ka ajakirjanike küsimustele? Selle kohta Riigikogu istungitel on ikka aeg-ajalt küsimusi olnud, et miks minister ei vasta küsimusele. Ja selle peale siis vastus spiikrilt tavaliselt on, et saadik võib küsida, mis tahab ja minister võib öelda, mis tahab. Aga muidugi tuleb Riigikogule vastata ja ma olen kõikide... Aga ajakirjanikele, kes vahendavad teie valijatele? Me jõuame tagasi sellesse, et Eesti Päevaleht ei ole ajakirjandus. Ja mina tahaks öelda seda, et minu meelest see on igal juhul väga halb märk, et see ei ole demokraatlikule riigile kohane, et üks vabariigi minister loetleb üles ajakirjanikud, keda pannakse põlu alla, ajakirjandusväljaanded, kes ei sobi. Ja seda, et kui seda teeb Martin Helme, siis minu meelest see ei ole kuidagi üllatav. Selles mõttes, et me teame, aga see, et seal kõrval istub vaikides peaminister, ka Isamaa inimesed, esindajad ei ütle mitte ühtegi sõna tegelikult ajakirjanike kaitseks. Minu meelest see on ikka väga suur ohumärk. Helir-Valdor Seeder, kas teid ei häiri, et teie Riigikogu liikmena, et Martin Helme ei tule vastama esiteks siis erikomisjoni, aga... Erikomisjoni ei toimunud. Ma ei jätnud kuhugi minemata, erikomisjoni ei toimunud. Seda juttu ei ole vaja levitada. Te kuulutasite juba ette, et seda erikomisjoni ei toimu.
aga ta jätab vastamata ka ajakirjanike küsimus. Ega teid ei ole ka siidikinastel kantud, aga te olete alati vastanud siiski viisakalt. Ja ma olen alati vastanud ja ma olen parlamentaarse demokraatia toetaja ja ma arvan, et parlamenti kutsutud isikud peavad sinna alati tulema ja ka vastama, aga see parlamendi tegevus peab olema ka mõistlik ja heatahtlik, mitte kunstlik ja moonutatud. Me teame ka parlamentaarse demokraatia erinevaid vorme, mida on võimalik teha alates juntimisest kuni selleni, et ühes ja samas küsimuses võib igasse komisjoni kutsuda ministri ja loksutada teda, et see ei ole ka kindlasti ratsionaalne. Nii et tuleb vaadata, mis on terve mõistuse seisukohalt ka parlamentaarse protsessi juures niisugune heatahtlik ja vastab heale poliitilisele kultuurile. Aga nüüd suhetest ajakirjandusega tuleb vaadata laiemat pilti ja sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus ei alga mitte ainult sellest, et üks või teine poliitik ei taha vastata või ütleb midagi ajakirjanduse kohta, aga mina tunnetan, et Eestis, aga mujal Euroopas ka, aga Eestis on küll sõnavabadus natukene ohus ja ajakirjandusvabadus ja see algab ajakirjandusest endast, kui ajakirjandus seatakse väljaspoole kriitikat. Ehk öeldakse, et ajakirjandus on kriitikaväline. Ei ole. Nii et lugupeetud ajakirjanikud, nii nagu poliitikud, me võime neile küsida, me kritiseerime, nii on kritiseeritav ka ajakirjandus ja ajakirjanike käest võib küsida. Ärme seda tabu teemaks teeme. Sealt hakkab sõnavabaduse piiramine. Indrek Saar. Ja siiski kuidagi sellest tonaalsuses aimdub seda ühisosa, mis Isamaal EKRE-ga on, kui siin räägite enam erinevustest ja ühisosast. Et ma loodan, et see ei tähenda seda, et Helir-Valdor nüüd kuidagi mõistaks, et see ongi normaalne käitumine tänapäeval, et minister ei vasta ajakirjanikule valitsuse pressikonverentsil, kes on akrediteeritud ajakirjanik ja vastupidi naeruvääristab teda ja sildistab. Aga ma väga loodan, et Martin, nii nagu ta lubas Riigikogu liikmete küsimusele vastata, et ta nendele samadele küsimustele, kuna ma esitasin talle täna kirjaliku küsimusena, et kuna ta Päevalehte ei loe, siis et ta nendele samadele küsimustele nüüd siis vastab, sest seadus selleks ju ka kohustab. Ja Helir, et sa siis tuletad Põlluaasale meelde, et need küsimused tuleb ministrile edasi saata, kui Riigikogu liige on need esitanud. Indrek, mina ei ole kunagi jätnud vastamat. Ma tulin teie fraktsiooni. Indrek, teie fraktsioon kutsus kevadel kohtuma, et rääkida põllumaast. Ma tulin kohe kohale, nii kui aeg leid. Ma ei ole kunagi parlamenti kuidagi alavääristanud või jätnud millelegi vastamata. See lihtsalt on, see ei ole vasta tõele. Kristina Kallas, mida see siin toimub, räägib meie poliitilise kultuuri kohta? Ma tegelikult tahtsin Martini poole pöörduda, et näib, et Martin on Eesti Päevalehe peale solvunud. Aga Martin, nii nagu külvad, nõnda lõikad. Aga äkki neile tuleks seda öelda? Ei, sa pead seda mõtle nüüd hästi järele. See õhustik või see õhkkond, mis on tekkinud Eestis viimase, ütleme, 2-3 aasta jooksul. See on alguse saanud sellest, et on olemas üks erakond, kes väga õigesti esindab oma valijate huve, mis on kõik väga õige. Küsimus on selles tonaalsuses ja selles, et mitu inimest oled sa kogu selle aja jooksul ära solvanud juba ja keeldunud nendega suhtlemast. Ja siis sa eeldad, et sinu suhtes tuleb olla ülimalt viisakas ja lugupidav. Ja siis sa hakkad veel selekteerima, kellega sa tegelikult suhtled, eriti ajakirjanduse poole pealt. Täiesti vale nägemus sul asjast. Martin, see kultuur, millesse me Eestis täna jõudnud oleme. Eesti poliitilise kultuuri kaev mürgitati ära kooseluseadusega. Sealt hakkas. See läks siit. Sealt hakkas. Pärast seda ei ole mõtet rääkida. Ja Indrek, kui sina räägid siin mingist ilusast toonist, mina mäletan, kuidas sa lasid paugukaga Riigikogus mingisuguse tegid show. Mina olen näinud, kuidas Riigikogu teie fraktsiooni liige näitas ministrile keskmist näppu, kuidas üks teie endine ministri Riigikogu liige saatis samuti teise Riigikogu liikme karu pers. Et seda kultuuritust on igal pool. Ärge nagu arvake, et see on ainult ühe erakonna poolt loodud või tehtud. Siiski kujunditel ja kujundlikul väljenduslaadil on teatav vahe, kuidas seda tehakse ja mis maitse piirides ja Kristinale ma ütlen, naised solvuvad, mehed vihastavad, eks. Ja mina ei ole üldse isegi mitte vihastanud Eesti Päevalehe peale. Minul ei ole mingit plaani kellegi peale vihastada, mina teen tasa. Aga Eesti Päevalehe ja Delfi käitumise puhul on puhas didaktika. Kristina repliik ja siis vahetame teema. Viisakusel ei ole sugu. Viisakusel ei ole sugu.
räägime siit edasi erakondade rahastamise temaatikast. Helir-Valdor Seeder, kas poliitika tegemist muudab kuidagi paremaks see, kui erakondade rahastamise järelevalvet teostab praeguse komisjoni asemel Riigikontroll, nagu soovivad teie valitsuskaaslased? Ma kontrollin, kui hästi te selleks saateks ette valmistasite. Kes tegi selle ettepaneku? Teie erakond? Ei teinud. Olete te kindel, et teie kabinetis ei kirjutatud seda? Kas teate, kes tegi selle ettepaneku? Aidake mind. Õiguskantsler. Te viitate sellele ammusele ettepanekule. Jah, õiguskantsler Indrek Teder on... Aga kas vastab tõele, et tegelikult kirjutati see eelnõu kokku teie Isamaa fraktsioonis? Ei vasta tõele, aga ma vastan nüüd küsimusele, ajakirjaniku küsimusele. Et selle ettepaneku maaletooja on õiguskantsler Indrek Teder, nii et kui keegi siin otsib kusagilt tonti poliitikute tagatubades, siis ei vasta tõele. Aga kuidas see muudab paremaks siis erakondade rahastamist? Kõigepealt lugege Indrek Tederi pikad ettepanekud läbi. Teie hinnangul, kui teie seda toetama lähete? Ja siis ma räägin edasi, aga lugege see läbi. Aga ta tegi seda vist ammu enne seda, kui ERJK loodi ja päriselt toimuma hakkas. Sellega ma juba vastasin küsimusele, et tegemist ei ole põhiseadusvastase aktsiooniga, nii nagu sellele pitsat on meedias väga tugevalt peale löödud. Nüüd minu arvates on see nii üledramatiseeritud teema üldse, et kas seda järelevalvet teostab praegune komisjon, kus on erakondade enda esindajad, kes siis kontrollivad kasutatavat raha, või Riigikontroll, kes on põhiseaduslik sõltumatu institutsioon oma võimekusega. Ja ma tõesti isiklikult arvan seda, et Riigikontroll ei ole vähimalgi määral põhjust umbusaldada, et ta oleks kuidagi kallutatud või et tema võimekus oleks väiksem kui selle sama komisjoni võimekus, kes koosneb aktiivsetest poliitikutest sealhulgas, kes teostavad iseenda raha kasutamise üle järelevalvet. Mul ei ole küll mingit põhjust arvata, et Riigikontroll oleks kuidagi viletsam. Ma siiralt arvan, et Riigikontrolli võimekus, objektiivsus ja neutraalsus on täiesti tagatud ja garanteeritud. Aga jah, esiteks Indrek Tederi ettepanek oli tõepoolest ennem seda, kui oli üldse erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Indrek Tederi ettepanek tehti siis, kui tehti ettepanek. Kaja räägib praegu. Kui tehti komisjon ja Helir-Valdor, palun, Kaja räägib praegu. Ma ei ole vahele rääkinud, aga ma olen sunnitud vahele rääkima. Esimest korda. Teiseks. Praegu ei saate repliigiks sõna, Kaja Kallas räägib. Kasutama seda privileegi, mida saate jooksul on korduvalt kolleegid kasutanud. Helir-Valdor Seeder, palun. Tegigi selle ettepaneku just alternatiivina komisjoni moodustamisele. Nii, teiseks on see, et koalitsioonilepingus teil ei ole midagi selle kohta. Ehk siis hopla, see ettepanek tuli lauale siis, kui Keskerakonnal olid suured mured erakondade rahastamise või nende enda erakonna rahastamisega ja siis justkui karistusaktsioonina tuldi selle ettepanekuga välja kohe peale seda. Nii et mingit sisulist etteheidet ju erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ei ole olnud. Need otsused on pidanud kohtus vett, jäänud kõik jõusse ja väga selgelt on seal side sellega, mida Keskerakond soovib ja nagu Indrek ütles siin varasemalt, et äkki avastas ka peaminister, et tema tahaks ka mingit vorsti saada ja see oli siis see vorst, mis sai. Nii et see kõik näeb väga-väga inetu välja. Meie kavatseme võidelda selle eest, et seda muudatust ei tehtaks. Siis sügisel, kui see nüüd arutusele tuleb, oleme teinud muudatusettepanekuid selleks, et seda ära hoida. Absoluutselt. Züleyxa ja siis Kristina. Minu arvast hoopis olulisem, kui rääkida sellest, et kas erakondade rahastamise järelevalve komisjon peaks olema nagu eraldi keha või ta saaks tegutseda ka Riigikontrolli all, on hoopiski olulisem see, et me muudaksime praegust erakondade rahastamise süsteemi ja ma kohe kirjeldan siis, kuidas mina olen seda mõelnud, et minu arust erakondi peaksid üleval pidama nende liikmed. Et see oleks aus ja nii palju, kui erakonna liikmed annetavad erakondadele, nii palju võiks riik juurde panna ja veel sama palju võiksid siis juurde panna ametlikult ka ettevõtted. Et see olekski selline minu arust üsna läbipaistev ja selline mehhanism, et kõik saavad panustada erakondade toimimisse ja see
mõte siis on selles, et erakonnad aktiivselt suhtleksidki oma valijatega, et meil ei oleks nagu mingeid suuri hiigelerakondi, kus on lihtsalt inimesed, kes passiivselt istuvad, mitte midagi ei tee, vaid et need inimesed oleksid ka poliitiliselt aktiivsed ja tahaksid hääletada ka oma rahaga. Nii, Kristina ja siis Helir ja siis tõmbame sellele teemale joonele. Ja ma arvan ka, et me peaksime rääkima sellest, kui palju tegelikult erakonnad riigieelarvest raha saavad ja ma arvan, et nad saavad natuke liiga palju. Aga mul on üleskutse kõikidele erakondadele, et pange oma tulud ja kulud online'is veebi üles iga esmaspäev. Pange nad lihtsalt üles ja siis kõik valijad ja kõik, kes teile raha tegelikult annetavad ja maksumaksjad näevad, kuidas te raha saate ja kuidas te raha kulutate. Et me ei vaidle siis pärast selle üle, aga me paneme ju iga kord kvartalis. Te teete aruandeid, mida te esitate erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kvartaalselt ja tavaliselt on see pärast valimisi. Pange online'is üles iga esmaspäev. Palju te saite raha, palju te olete kulutanud raha. Olge palun ise läbipaistvad. Vastab sellele siis kriitikale, mis tuli lühidalt ja siis Martin Helme saab ka rahastamise teemal sõna. Minust on nüüd kujunenud siin selle eelnõu advokaat või siin Keskerakonna rahastamise advokaat ei ole. Et see ei ole ka meie initsiatiiv olnud, aga ma veel kord kordan, et see on üledramatiseeritud teema. See ei ole kindlasti Eesti riigis nii kuum ja oluline teema, kui palju talle on tähelepanu. Väga hea, siis ärme pöönda rohkem aega. Aga küsimus oli, et te tõstate teema. Kaja Kallas ütles, et siis ei olnud veel komisjoni, ei olnudki. Indrek Tederi ettepanek oligi just nimelt alternatiiv sellele ettepanekule, et komisjon luuakse. Tema alternatiivne ettepanek oli, et seda võiks teha Riigikontroll. Nüüd see, mis puudutab Zulehjat, ma olen väga nõus, et olulisemad on see, kuidas erakondasid rahastatakse ja see on hästi komplitseeritud küsimus kõikides riikides. Ja see ei ole nii lihtne, et erakonna liikmed rahastage ennast ise ja on teie asi, kuidas erakonnad toimetavad. Et mina võin öelda, et riiki võib väga odavalt pidada. Kui täna kuulutada välja vähem pakkumine ministri ametikohtade täitmisele, siis ma usun, et me saame valitsuse, kus kõik ametikohad täidetakse ühiskondlikus korras. Rikkad, jõukad ärimehed ja muud tegelased teevad seda täiesti ühiskondlikel alustel. Nii et nii primitiivselt riigi juhtimisele ja ka nii-öelda parlamentaarse demokraatia rahastamisse suhtuda kindlasti ei saa. Ja ma selles mõttes ütlen, meie erakonna seisukoht on olnud läbivalt, et erakondade rahastamist võiks vähendada ja me jätkuvalt arvame seda ja kui see ettepanek tuleb, me toetame seda. Aga seda ettepanekut kuskilt ei paista tulevat ja me ei lähe ka üksinda seda tegema. Ei, mis me teeme üksinda, kui ma tean. Ma toetan Martin. Aitäh. Nüüd teine asi on see, et ma olen täiesti nõus Heliriga, et kogu see teema on absurdselt üle dramatiseeritud. Siin mingisugused ahastavad hüüatused sellest, kuidas Eesti õigusriik on ohus. Tegelikult on ohus 2 sotsiaaldemokraatlikku töökohta lihtsalt. Et kogu lugu. Ja sealt need 50 000 parandusettepanekut ikkagi. Ja mina ütleksin ka, mis see väide siin oli, et... Millest sa räägid? Sa räägid komisjoni liikmetest? Ja, just nimelt. 2 sotsiaaldemokraadi töökohta oleks täpsem öelda. Aga oot, ma tahtsin ühes veel see väide sellest, et nüüd me tormasime seda muudatust tegema sellepärast, et Keskerakonnal on rahahädad. Andke andeks, kõigil erakondadel peale konservatiivse rahvaerakonna on rahahädad. Et see neid ei erista küll. Kõige parem bilansiseis on ikka Isamaal. Meil on parem. Ei ole. Aga teil on reiting parema, rahaseis küll teil parem. Head erakondade juhid, sel suvel küttis kirgi ju ka Keskerakonnas tõesti see rahastamise teema, mille puhul ei olnud kindlad, ütleme, annetaja motiivid ja kuna Keskerakonda siin praegu ei ole, ma detailidesse laskuma ei hakka, aga selle asemel mõtlesin, et väike sirutusharjutus teilegi, et palun kõigil erakonna juhtidel tõsta käsi, juhul kui teie erakonda toodud raha ei ole olnud kunagi varjatud annetus ehk toodud erakonda nii-öelda musta rahana. Mis see küsimus nüüd oli? Kas sa oled võtnud musta raha või ei ole? Kui te ei ole võtnud kunagi musta raha, siis tõstke käsi. Meie isiklikult. Teie erakond. Mina olen erakonnas alates 2010. aastast. Te siis järelikult ei tea lihtsalt. Ei saa vastutada kogu erakonna. Aga teised võite mürki võtta, teie erakonda ei ole musta raha tulnud. No jälle, 2011 aastast tahapoole ma ei oska vastata. No mina olen küll nüüd Isamaa asutajaliige, ma peaks siis algusest peale teadma, aga ma võin küll öelda, et ei tea küll sellisest rahast midagi. Kui diversandid on sokutanud musta raha, siis on, aga... Küll aga tuleb öelda seda, et näiteks meie kõige suurem annetus, kui ma õigesti mäletan, seal kuskil 10 000 piiris, äkki oli 12 000 või midagi taolist, et kui nii suur sumps laekub arvele, siis mina igatahes märkan seda. Aga selle arutelu lõpetuseks, järgmine aasta on valimiste aasta, valitakse nii kohalike omavalitsusi, kus siis hiljuti loodud
vallad ja linnad on hakanud vaikselt käima saama, aga paljusid huvitab aga hoopiski see küsimus, kellest saab Eesti järgmine president, sest ka presidenti valitakse järgmisel aastal. Ja Kaja Kallas, et mis te arvaksite sellest võimalikust lahenduskäigust, et teie Reformierakonnana teete Keskerakonnaga kokkuleppe, mille kohaselt valitakse teie kandidaat Keskerakonna toel presidendiks ja seejärel toimuks siis võimupööre valitsuses, kus koalitsiooni moodustaks Reformierakond ja Keskerakond ning peaministrina jätkaks Jüri Ratas? ja. Praegu on küll niimoodi, et koalitsioon on asunud otsima koalitsioonikandidaati presidendiks, et me teame seda, et Riigikogus seda presidenti ilma meie häälteta ära ei vali, aga jah, tõepoolest meiega sellel teemal kuidas see minu pakutud visioon praegu oli? Keski ja Refi hääled ei anna ka kokku. Meie hääled ei anna ka kokku. Aga oleme selged, kui mõjukad reformierakondlased käivad täna mööda linna ringi ja räägivad, et teil on selline plaan küpsemas ja et presidendiks pakute te sellisel juhul Siim Kallast, et kas siis mõjukad reformierakondlased ajavad mulle ja teistele puru silma? Jah, ajavad küll. Keda te presidendiks soovite? Me soovime tugeva selgrooga läänemeelset avatud ühiskonna pooldajat presidenti. Helir-Valdor Seeder, mida teha selleks, et presidendivalimistel ei korduks see, mis juba siis viimastel valimistel oli? No ega viimastel valimistel ju mingit tragöödiat ei juhtunud, kui te protseduuriliselt silmas peate, et kõik oli põhiseaduse ja seaduste raamides, et midagi ebaseaduslikku ei toiminud. Ja kui me vaatame, kuidas valitakse presidente erinevates riikides, mõnel pool on 10 voore valitakse. Nii et see, et Eestis tuli ta valijakogust tagasi parlamenti, on ka üks põhiseaduslik. Aga kes on Isamaa kandidaat? Meil ei ole veel kandidaati, aga me tahaksime valida eestimeelse presidendi, kes näeb maailma tervikuna ja näeb Eesti kohta Euroopas. Aga ma ütlen, Helir, tragöödia oli see, mis lõpuks välja tuli. Martin Helme, kes on EKRE kandidaat? Meil on mitu head inimest, kes võiksid väga hästi hakkama saada presidendi ametiga, see on kindel. Aga ma arvan, et seda ütlevad peaaegu kõik siin laua ääres. Et ma ütleks niimoodi, et alustaks sellest, et esimene eesmärk on, et ma võiksin öelda, kes ei tohiks jätkata, eks. Siis järgmine etapp oleks see, et tõepoolest me tegelikult peaksime ennem kui me hakkame nimesid välja käima, me peaksime ära kirjeldama, mida me presidendist ootame. Et mis see roll on, mida ta täidab, et kas see on see roll, mis me praegu näeme, kus on põhiseadust rikkudes kogu aeg päevapoliitikasse sekkumine, mis minu meelest ei ole hea roll, või see on vastupidi selline ikkagi ühiskonda tasakaalustav ja kokkusiduv roll, minu meelest seda võiks püüelda. Ja siis, kui me nagu selle rolli lepime kokku või saame vähemalt selgeks, mida me taga ajame, mida me tahame saavutada, siis me saame hakata sinna otsima inimest taha, kes sellesse rolli sobib. Aga jah, ma tean täpselt ühte inimest, kes ei sobi. Jah. Indrek Saar, kes on teie kandidaat? Oi, meil on palju häid kandidaate. Üllatus. Aga muideks, et selle koalitsioon, muideks, kui siin oli juttu, et neil kiirel kevadel jätkus aega ja ERJK-ga tegeleda, mis on tõesti ju Eesti demokraatia arengu kohalt ja selle kriisi haldamise kohalt kindlasti jutumärkides prioriteetne küsimus, siis nad muuhulgas vaikselt lasid üle selle tähtaja, mis puudutab presidendi valimiste seaduse muutmist. Kuigi nad olid kõik hardas üksmeeles ennem kinnitanud, et seal tuleb kindlasti teha muudatusi ja üks nendest põhilistest asjadest on toimunud haldusreform ja kuna need muudatused jäid tegemata, siis nüüd on valijameeste kogu hoopis teistsugustes proportsioonides. Ehk kui ennem oli seal üle 230, 234 kohalike omavalitsuste esindajad eelmisel korral, siis seekord saab neid olema seal ainult 100, ehk siis sama palju kui Riigikogu liikmeid. Täiesti uus olukord, mis see endaga kaasa toob, seda me saame näha, aga oli ka muid teemasid, mis eelmiste presidendivalimiste ajal üleval olid, kus kõik arvasid, et peaks tegema muudatusi, et see lihtsalt kirjeldab seda, kui palju koalitsioonil jätkub aega oluliste asjadega tegeleda. Keda rohelised tahavad Eesti presidendiks? Mina üldse küsiks, kas meil üldse on presidenti vaja? Aga kui on, siis mina arvan, et rahvas võiks selle valida, et miks mitte. Ja Kristina, toetan. Kui siin, ma korraks hüppan teemas, et kui siin ennem Martin rääkis raudteele raha andmisest ja siis tuli teemaks ka see referendumi küsimus, siis mina üldse teeks ettepaneku, et referendumil küsitakse rahva käest, kas me tahame Rail Balticut või mitte. Mitte, et me küsiks, et kas
samasoolised inimesed. Aga miks mõlemad ei või küsida? Me praegu sellesse Mida? diskussiooni Miks ei jõua mõlemat minna. ei või Kristina küsida? Kallas, No aga küsi vähemalt mõlemad. Kristina Kallas, kuna ma ühtegi konkreetset presidendikandidaadi nime Aga meil siin kuulnud ei ole. Väga hea, Jaa. kohe kuulan. Kas teised tahavad tagatoas kuskil kokku leppida selle presidendi? Saate teie aru sellest? ma ei saa, aga ma ei tea, mis need jutud on. Me ei ole osa sellest, aga minu arust Eestil on täna väga hea president. Ja kui Eesti 200-l oleks valida, siis Eesti 200 presidendi kandidaat oleks Kersti Kaljulaid. Meil on suurepärane president. Aitüma, head Arvamusfestivali jälgijad siin Paides Vallimäel või kes te vaatasite meid veebiülekande vahendusel. Sellega on erakonnajuhtide debatt lõppenud. Ma arvan, et debatis osalejad väärivad veel ühe marulise ja tunnustava aplausi. Arvamusfestivali õhtut jääb lõpetama siinsamas ja nüüd ja kohe me peame kohe püsti tõusma ja lahkuma, sest Hendrik Kalmet tuleb ja teeb tänasest Arvamusfestivali päevast kokkuvõtte. Soovin kõigile head arvamist ja olge terved. Aitüma!